sekundit, see on meie võimalus nüüd, me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Tere taas, head korvpallisõbrad, keset tihedat play-offide aega. Oleme taas siin 5. veerandaja stuudios Õhtulehe toimetuses. Mina Rasmus Oolaid, juhin seda saadet endiselt koos Tiit Liblikuga. Tervist, Tiit! Tere, Rasmus! Ja kevadel play-offid käivad, aga seekord hetkel käivad kõrgliga play-offid veel, aga mõned on juba lõppenud, mõned play-offid. Mõned on juba lõppenud, mõned on juba võitjaks kuulutatud ja siin üks mõne nädalane võitja meil üle laua juba istub, nii et stuudiosse oleme palunud ikkagi suhteliselt värske esiliiga meistri värvika ajalooga ja me siin juba enne saadet jõudsime natuke rääkida, et tõenäoliselt tuleb väga põnev jutuajamine, aga saab öelda tere ka, Kiur, Toomas Vehmanen, tervist. Saab öelda tere ka. Nüüd saab öelda, et alustuseks, kui palju sa siin seda kõrgliiga play-offi oled jõudnud jälgida? No ütleme, ma tean, kes mängivad liiga palju, pole teleka taha jõudnud, aga enam-vähem olen kursis. Üks on ju sinu selline meeskond Taltech ka, millega sul on neist 4 vist nagu kõige tihedam side, ma kujutan ette. Ja Taltechiga ma üks hooaeg tegin trenni või enne hooaeg tegin trenni ja olin nende pundis, et olen nendega ilmselt kõige lähedamat kokku puutunud. Palju seal veel sinu mehi on? Varrak oli on ju sinu ajal. Varrak kohe käis juba, eks ju? Ja Varrak kohe käis ja siis Pehka oli... Metsalu kindlasti. Metsalu oli... Kes seal veel on jäänud endast? No eks seal on ka mitte tükki läinud kuskile järgmisse satsi juba liikunud edasi, aga Varrak oli siis treener ja siis ma Taltechiga trenni tegin. No tänase päeva seisuga umbes mingi 11 päeva tagasi oli see päev, kui te meistriks tulite, et millised need 11 päeva on olnud, mitu neist 11 on kained olnud? Ma pole kunagi alkoholi joonud, et see on nagu, et mina olen kaine kogu aeg olnud, teistest ma ei oska nii palju öelda või lubada. Kajupangast ma pole kuulnud terve see aeg kuulnud. Me läksime lahku peale seda finaalmängu ja rohkem ta pole kõnele vastanud, et ma ei tea, kas ta on mere peal võib-olla. Võib-olla. Aga teid ootas pärast tiitlivõitu mingi bankett ka kuskil kohe? Meil oli kohe peale mängu oli võistkonnaga üritus ja siis läksime pärast natukene veel edasi, et aga see suurem lõpupall on alles ees. Veel ei ole kõik või? Veel ei ole kõik, et ütleme esimesest sellest showst on nagu sokid kuivaks saanud, et meri oli päris põlvini terve nädal, et mul selle nädala esmaspäevaks kuivasid sokid ära. Kirjelda natukene siis, ütleme see, mis siis toimunud on nagu? Mis seal ikka peale võitu tähistasime... Seda linnaparaadi ma ei märganud, et Double-Deckeriga lasete mööda Paidut. See vist on alles ees, vähemalt nii on meil lubatud. Aga Paides on mingi sündmus ühesõnaga tulemas või? No mina siin nii arvan, et mulle rohkem pole midagi avaldud, et jube siuke salajane värk on, et kõigilt küsiti kuupäevade kohta lihtsalt. Aga meil on mingi osa on nagu siukene fun, nii-öelda sportlik osa ja siis meil vist tuleb veel mingi vähe suurem nii-öelda laiamine siis, et ma rohkem selle kohta ei tea ja oska täpsemalt öelda, et aga arvestades seda, mis need, kes sellesse panustanud on ja kuidas nad on panustanud, mida nad teinud on, siis ma arvan, et sellest tuleb päris lahe lõpupidu ka meil. Aga siis ütleme, et kui see lõpupidu on ära, siis kas esiliiga tasemel teil, kuidas siis nagu edasi minnaks, et kas on juba mingeid jutte olnud nagu tuleviku osas ka või siis sellele järgnevad need jutud alles? No jah, ma ei oska rohkem öelda kui seda, et ilmselt Paide korvpalliga tegeleb edasi, Paides mängitakse kossu edasi. Mis tasemel, seda mina ei tea, seda võib teistelt see tähendab on ju ikka seda, et me räägime kas esiliiga või kõrgliiga, me ei räägi mingi seda, et hakkame altpoolt. No ma tean, et seal suvel tuleb igast 3-3 turnasid ka seal turuplatsil, et aga ei kindlasti ilmselt seal mängitakse ikka edasi, kas siis esiliiga või meistriliiga, see on ilmselt teiste inimeste otsustada. Ja nii palju ka, et Janna mulle siin üks päev helistas, küsis, kas ma elus olen ja siis midagi ta tahtis rääkida järgmisest toojast, aga ma ütlesin talle, et las ta toob mu 24 Coca-Cola selle päki ka ära, enne kui me hakkame nagu uusi asju lubama ja tegema, et ta mulle veel selle 24 kasti võlgu Coca-Colat. Tegime sealt vabaviskejoonet ja 300 tagant ja siis keskjoonet lõpuks.
enne sina ei räägi kõrgliiga lepingut läbi, kui sul ei ole 24 Coca-Cola pudelit ära täpselt, et kui Janno kuuled, siis enne lahendame vanad asjad ära. No see on investeering ikkagi, ma arvaks, et aga küsime siis nagu nii-öelda selle sujuvalt ära, kui palju sa oled saadaval nagu Eesti kõrgliiga klubidele nagu tegelikult, et ma ei tea, Keilad ja Pärnud võivad sul helistada ja sa oled nagu potentsiaalne mees, keda kutsuda. Ja ikka selles mõttes ma ei ütle kunagi millelegi ei, samamoodi nagu ühele klubile nagu ära üle ühe jahi ka ütle ikkagi. Ei, seda küll, aga et selles mõttes ma olen aru saanud, et kui kohe ei ütled, siis võivad mingid asjad proovimata jääda, et ma olen ikka pakkumistel avatud, aga mulle on natuke jäänud mulje, et ma võib-olla Eesti kõrgliiga meeskondadele ma ei ole võib-olla nii atraktiivne mängija, et kuna minu stiil ja minu olek ja see, mis ma võib-olla võistkonnal annan, et see ei ole nagu see, mida ma ei tea, meistriliiga sponsorid võib-olla otsivad, et kahjuks on nii, et saalid on pooltühjad, osades kohtades isegi väga tühjad, et mul on vaja nagu seda nii-öelda inimesi hulgama ja karjuma sinna väljaku äärde, et siis mina saan nagu enda nii-öelda maksimumi kätte endast ja klubi saab minust maksimumi kätte. Millest see peegeldub või miks sa seda ütled, et mis on siis see, mida sinu arvates need kõrgliiga klubid võivad nagu sinu puhul nagu karta justkui? No ilmselt see minu statistika ei ole nii ahvatlev, et ma ei ole kunagi oma karjääri jooksul olnud eriline, ma ei tea, punktitoe või skoorimasin, et okei, söötud, eks seal on see ka, et võib-olla ma iga kord ei vaata, kui ma söödan ja siis mõni pall lõpetab spordialist väljas ka, ikka juhtub, aga ilmselt mu see statistika ei ole nii ahvatlev nendele meeskondadele, et Eestis nagu rohkem aetakse seda tulemust, aga kui see, et ma ei tea, kus mujal ma mänginud olen, et võib-olla see ka, et rahvas tuleks saali ja et nii-öelda oleks seda show'd ka natukene. Siis sul põhimõtteliselt on vaja ülikoolide derbit ja siis seal sa nagu säraksid selles keskkonnas, jah? No ma arvan ise küll, et ma seal tunneks ennast päris hästi, et ma arvan esiliiga hooaeg ka täna või see hooaeg näitas, et Paides, kui see saal täis pandi, need viimased 2 mängu eriti, mul oli päris hea olla, ütleme niimoodi, ja samamoodi, kui oli Rakveres mäng ja teistel võistkond läheb samamoodi saaldud tegelikult täis, et nagu siuke asi tõmbab mind käima, ma saan siis võistkonna käima tõmmata ja mulle nagu siukene nii-öelda esinemine meeldib. Siis ongi mõnus siit nagu selle finaali mängu peale ka üle minna, et see atmosfäär oli ju, ma arvan, et üks aegade meeldejäävamaid esiliiga finaale ja kindlasti sina ka tundsid ja põhimõtteliselt seesama, mis sa kirjeldasid, oli ka too õhtu. Kõik jäi sisuliselt viimase viske peale ka ja tuli võit ja ja ma arvan, see oli nagu publikule või nendele, kes kohal tulid ja kes vaatasid teleka vahendusel, et see oli nagu, ma arvan, super mäng neile ja eks korvpallurina seal väljakul olla võib-olla see terve mäng ei olnud nii ilus ja nii puhas, kui ta võiks olla, aga ei, see oli äge, see oli väga äge. Ma ütlesin peale mängu kõigile, et mul pole ammu nii hea meel olnud kui peale seda mängu ja teised täpselt samamoodi ütlesid, et see oli nagu võimas ja meil oli nagu, igaüks nautis, kes väljakul läksid ja need, kes sellel mängul väljakul ei käinud, samamoodi nautisid, et see oli äge korvpallipidu küll, jah. Aga kuidas sind tervikuna, kas see tase, esiliiga tase sind nagu mingil määral üllatas või kuidas sa võrdleksid seda näiteks Soome esiliiga tasemega, millega sa oled ka kindlasti kursis või? No selles mõttes alguses ma mäletan, kui ma tegin esimesed trennid Paidega, siis tundus siuke miniklassi korvpall trennis, aga me räägime eelmisest suvest nagu ei, nüüd ma ju liitusin Paidega sa liitusid veits hiljem ja natukene enne jõuleve, millal ma esimese mängu tegin, aga ühesõnaga siis hooaeg käis ikka ja sa ütled, et olid nagu minitrennid veits. No trenn oli küll siukene jah, ja siis ma mäletan, et Märt, meil treener, et ta oli peale esimesi trenne, ta mõtles, et Euroliiga vend on toodud kohale. Ja mäletan, kuidas ta seal sosistas ja ma natuke kõrvalt kuulsin ja siis tagantjärgi on ka osad võistkonnakaaslased rääkinud sellest, aga mis sa siis tegid seal? No eks mulle meeldib neid edevaid sööte teha ja võib-olla minu kiirus oli natukene teine, mis sellel hetkel oli nagu teistel trennis, et ta ilmselt nägi nii-öelda lahe välja, sellepärast, et ma võib-olla oli natukene paremas vormis sellel hetkel ja ma olin natukene kiiremat korvpalli mänginud enne. Et see kohanemine tegelikult oli üllatavalt raske, et kiirused olid teised ja mitte selles tavapärases mõttes, et pidid sulanduma kiirema korvpalliga, vaid sa pidid sulanduma aeglasema. Täpselt, et pidid nagu natukene nagu hoogu maha võtma, et endale kogu aeg sisendasid, et
et teised võib-olla ei loe niimoodi nagu, ma ei tea, eelmised võistkonnakaaslased on olnud, mis iganes, kuigi meil oli väga hea sats ja kõik olid ju tegelikult kogenud mängijad. Aga ei kohane, meil oli päris keeruline tegelikult alguses, ma mäletan, trennides oli lõbus, siis kui eestad mängud tulid, siis ma mäletan, ma käisin vanematel külas, ütlesin ka, et päris raske on, et ei oleks arvanud, et nii keeruline on ja siis natukene võib-olla otsisin oma kohta ka võistkonnas, et meil oli ju skoorijaid 2 käe peal lugeda ja siis seda, kes seda kera nagu edasi paneks või liigutaks teistele, jagaks seal teistele, et sellist nagu polnud ja võib-olla sellepärast Paide ka ise otsustas, et ma olen nagu hea fit neile. Ja siis ütleme peale jõule juba hakkas natukene looma ja lõpus tuli päris hea asi, ma arvan. Mis see sinu arvates see esiliiga fenomen on Eestis? Et miks sellest nii palju räägitakse, kust see publiku huvi tuleb? No ma arvan, et publiku huvi tuleb kindlasti sellest, et ikkagi omad poisid mängivad. Et igal pool, ma tean, mis Haljalal Kadrinnal toimub, on ju, ma olen Rakveres pärit, ma olen kursis sellega, ma tean, Raplas on ju, omad poisid mängivad, samamoodi meil Paides, eks ju, tegelikult Tallinnast, pool sats oli Tallinnast, tegelikult Tallinnast ei ole pikk maa Paidesse, et kõik, kes mul ütlesid, et 40 minutit autoga sõita, et ei viitsi tulla ja kes kohale tulid, siis tulid järgmisele mängule, et tegelikult see ei olnud pikk maa. Ega see tegelikult Mustamäe Siimsile tipptunni ajal läheb kauem kui põhimõtteliselt. No täpselt, et tegelikult ma arvan, et see ongi see, et omad poisid mängivad, see läheb nagu nii-öelda võib-olla nendele ka korda, kes korvpalli sedasi ei jälgi. Et mul oli ka hästi palju sõprannasid, kes polnud kunagi korvpalli käinud vaatamas ja tulid kohale ja jäidki käima ja käisid hooaja lõpuni ja ma tean, et osad, kes finaali ei saanud tulla vaatama, olid kurvad, ütlesid, et millal uued mängud on. Et ma arvan, et see ongi see, mis on nagu esiliigas ja mis siis võib-olla meistriliigas ei ole nagu, või mis on nagu natuke probleem võib-olla, et pole neid, kellel oleks see nagu lai, ma ei tea, nii-öelda tutvusringkond või sõprade ringkond, kes käiksid kaasa elamas. Et ma arvan, see on esiliiga nagu siukene trump. Kui ma tahan selle kohta ka ära küsida teie see sotsmeedia värk on ju, mida Paide sotsmeedias ajab, natuke rääkisin pärast finaali osad inimestega sellest, kui palju mängijad sellega seotud on ja kui lihtsalt sa kaasa lähed selle kõigega, et sa pead seal vahepeal teistele võistkondadele puid alla panema ja niisama nagu, no see ei ole kõige nii-öelda korrektsem stiil on ju, või see ilus stiil, aga see on nagu äge stiil, eks ju. Ja eks meile nagu mingi hetk anti natukene tagasisidet. Kus paat? Ma ei hakka seda ütlema, aga ütleme, vahepeal tuli nagu, ütleme, teistelt võistkonnad, vahepeal tuli natukene nagu teiste võistkonna fännidelt, mingid siukest tagasisidet natukene läks üle võlli. Me ise nagu proovisime minu arust kogu aeg olla nagu täpselt piiri peal, et natukene nagu nii-öelda heas mõttes nagu, ma ei tea, kas siis mõnital või natuke nagu tögada vastase fänne, mis iganes, et tegiks siuke sportlik viha. Et ma ise nagu mõtlen, mis muidu nagu sotsiaalmeedias toimub ja kõik asjad, et siis minu arust ei olnud midagi valet ja iga kord, kui läks natukene üle kedagi su soolata, ma tean, et meie meeskond siis omalt poolt vabandas ja kui eksis, siis tõstis käe üles veamärgiks, et aga pahatahtlikkust nagu ei olnud selles kordagi, jah? Ei, mina vähemalt enda poolt pealt oskan küll öelda, et midagi pahatahtlikku ei olnud, et rohkem oligi see, et kuna tänapäeva maailmas spordiga käib kaasas see siukene trash talk läks siis väljakult minema. Täpselt, et see trash talk toodi nagu väljakult natuke nagu publikuni ka, et see on nagu, kui panna mängijatele mikrit külge mängu ajal, siis seal muud ei toimugi kui see, mis meie nagu sotsiaalmeedias nii-öelda toimus. Et minu arust oli lahe, mul endal oli ka nagu teistmoodi natuke, et varem pole olnud seest ja siis nüüd oli nagu natuke võib-olla mängijad said ka siis nagu, ma ei tea, välja elada ennast enne mängu juba, et minu arust oli väga teretulnud ja keegi ei peaks nagu hinge võtma midagi. Ma kuulan seda juttu, siis ma jäin ise mõtlema, et tegelikult nagu kõrgliigas tehakse ka samme edasi selle trash talki mõttes, et just kui me siin salvestame, siis eile just TalTech lõpetas selle õnnetuseeria ära niimoodi, et Post seal julgeb intervjuudes igasuguseid inimesi ette võtta piltlikult öeldes ja siis Tartu-Pärnu seerias samamoodi vaatad, kuidas Ilves näiteks seal seletab keset mängu ja kõik on niisugused hästi füüsilised seeriad ja tekivad mingid miniduellid ja selline, see kõik ju lisab nagu mingis mõttes vürtsi juurde ja seda tahetakse ka rohkem nagu näha tulla, et mingid neid väikseid allhoovuseid veel paremini tajuda. Absoluutselt ja ma arvan, et nagu
noh, see, et julged öelda ja et see on ju tegelikult kõik on selle mängu hetkel, et minu arust ma ei tea, siis päev hiljem või 2 päeva hiljem sellest rääkida või tuua välja, et kuuled, et sa ütles sellele umbes halvasti midagi, minu arust see on nagu, see on juba teine, see on minu arust nagu natuke mõõdetu ja võib-olla siis läheb see nagu isiklikuks kuidagi või nagu pahatahtlikuks, aga kõik, mis mängu ajal, ma ei tea, tund aega enne mängu, tund aega peale mängu, intervjuudes asjades, minu arust seda võiks nagu julgelt rohkem kasutada, et ütledki, kuuled, et võtsin täna kõik ette ja nii ongi, et umbes pange poisid jalad tööle, noh, et aga kas sul siis hooaja vältel oskad öelda, kellega siis nagu Paidel see kõige suurem rivaliteet tekkis ja kas sul oli nagu mingi 1-1 nagu mingi tüüp ka, kellele seal oli, et sa pead sellele vennale kindlalt nagu kõrvale panema? Ei, mul endal ma ei saaks küll öelda, et mul otseselt oleks kellega, eks ma ikka, mulle ka meeldib mängu ajal seletada ja see on nagu tulnud varasematest hooajadest, et kui ma olen rohkem võib-olla ameeriklastega koos mänginud ja vastu mänginud, et mul on erinevaid situatsioone nendega ka varasematel hooaegadel, aga ma ei saaks öelda, et see aasta kuidagi kellega nagu oleks läinud nii-öelda 1-1 mingisugust saamist, ma ikka kõigile sositsesin vahepeal kõrva okei, tegelikult ühe ma võin tuua välja, oli Reinariga, Reinar Allikuga. Ehk siis treeneriga, mitte mängida. Treeneriga jah, et seal Reinarile pean ka helistama, et ta on ka mulle ühe jätse sees, et no nii, mille eest? Ei noh, ma ei tea, kas nii tohib öelda, aga meil oli ta ütles mängu ajal, kui ma olin vist 2-3 sisse, ta ütles, kui ma 3 tükki panen, et siis ta umbes, et lähme ostame lotopiletid mulle, et siis on nagu nii-öelda lotopäev, et ja siis ma ütlesin talle, et okei, et kohe kui palli saan, ma panen peale, et oota, et pall tuli minuni ja viskasin peale, läks sisse, keerasin ümber, ütlesin, kas lähme lotot ostma ja siis kohtunik kõrvalt vajutas tehnilise kohe ära. Et sulle või? Mulle jah. Ja siis ma umbes, et noh, et see on nagu, noh, Reinar seal midagi lehvitas ka, on ju, et tal on kohe lotopiletid taskust võtta või midagi ja aga jah. Aga kus see jäätis tuli mängu? No ma ei hakka ütlema, mis ta seal mul lubas, aga et enam-vähem jäätis on mul võlgu, et. Aga kas need selle eest, et sa selle tehnilise said nii, kui sa räägid seda niimoodi, see tundub nagu natukene ülereageerimine kohtunike poolt, et kas nagu tunned, et Eesti kohtunikud... Ma ei taha kohtunikke kaitsta, aga ma ei pruukinud ka väga nagu... No, et sellest kõige... Võib-olla oli midagi enamat ikkagi, sinu poolt ka ikkagi. Ei, selles mõttes pahatahtliku... Kas kohtunikud on nagu kohanenud sellega või üldiselt, kui selline trash talk käib? No osad on kindlasti ja osad kohtunikega, vähemalt mina ja ma arvan, ma loodan, et need kohtunik, kes minu mänge vilistasid, siis kui ma nendega trash talkisin või noh, üldse mingisse vestlus langes, ma loodan, et keegi ei võtnud seda kuidagi halvaga või midagi, et ma alati proovin nagu pool naljaga trash talkida või rääkida, suhelda. Aga selles olukorras võib-olla, see oli natuke noorem kohtunik ka, võib-olla natukene on veel kogemust vaja, aga see olukord oli jah, selles mõttes pool naljaga, seal Alessio tuli veel kallistas peale, ütles, et see pole minu viga, et ma olen tubli oss ja kõva värk, et see oli täiesti nagu Reinari enda pläk, et aga ma ei mäleta, kas see vabaüsi läks mööda või sisse, et ja Märt lasi edasi mängida, nii et. Aga kas Paidel siis tekkis nagu mingi selline põhimõtteline vastasseis või oli see Hepa või? No selles mõttes kindlasti Raplaga mingisugune rivaliteet tekkis. Sest et sealt ju läks ju üks liidermängijaid ka. Eks ju, ja see oli nagu... Ehk siis Markus Ruubel, kes ei tea kuulajatest. Jah, et Markus läks ära või Maku läks ära ja eks seal ikka mingisugune siukene, ma ei teagi, noh, mingi asi jäi õhku, aga ma arvan, et kõik tegid sellega vähemalt meie poole pealt suht kiiresti rahu. Muidugi ma ei ole veel Makule soovinud õnne 4. koha puhul, aga ei ole mulle ka kirjutanud, et ma käisin 3. koha mängu vaatamas ise, et aga nad ei olnud siukse näoga. Minna ikkagi õnne soovima. No ma korra mõtlesin, aga nad ei olnud siukse näoga, et nad oleks tahtnud minna või õnne soovimist kuule jah võtta, et ma ei hakanud siis torkima. Jah, et aga noh, ikka Rapla võitis selle põhihooaja, siis nagu... Kas see on omaette väärtus või? Nagu... No selles kui mõttes... praegu koha lõpus vaatad, et kas nad on natukene võivad õnnelikud olla, et vähemalt põhihooaja võitsid? No ma arvan, et tegelikult ju teises mingisuguses kuskil podcastis Indrek ütles ka, et noh, et tegelikult ju, ma ei tea, Rae näiteks ei mänginud ju terve hooaeg nagu nii, nagu nad mängisid meie vastu poolfinaalis ja siis 3. koha mängus, et jah, kindlasti mingi rõõmu see pakub, aga lõppkokkuvõttes on ju see, mis lõpus see tabeliseis oli aga lihtsalt võib-olla see, et see koduedu nagu sai nende kätte, et see jäi meil nagu võib-olla kripeldama, aga kuna Kadrina tegi puhta töö seal, siis nagu ei olnud meil nagu enam mingit probleemi sellega ja me oleks võinud neile Raplas ka
koti pähe tõmmata, aga siis tegime seda Paides Kadrinaga ja seesama Indreku podcast Mängumehed on põhjalikult esiliigat nagu lahanud läbi aasta, eks ju, ja üks nagu kandev narratiiv on see, et kas esiliiga pärast peab nagu kõrgliiga ka nagu mingisugust ohtu tundma, et osad mängijad ei tahagi, kes tasemelt mängiksid kõrgliiga välja, nagu ei taha minna kõrgliigasse, et seda Läti vahet sõita, et mängivad sisuliselt sama raha eest, mängivad juba esiliigat, et kas seda kindlasti, et nagu et on nagu mõnes mõttes nagu vastab see tõele? Ma arvan küll, ma ise mängijana julgen sellele alla kirjutada, et see hooaeg Paidega ma sain igast muid asju ka teha kõrvalt, et siiamaani on see 9 hooaega, mis ma olen nagu ainult kossu mänginud. Ma ei ole midagi muud tegelikult peale kossu teinud. Okei, suvel tuled koju, siis see 2 kuud, mis sa kodus oled, ega sa peale rannas käimise otseselt niimoodi ei jõuagi midagi muud teha, et aga see hooaeg Paidega oli selles mõttes oli ka nagu teistmoodi ja lõbus minu jaoks ka, ma ütlesin ka kõigile, et milleks keegi tahaks, eks ju, tegelikult Lätti sõita. Et võib-olla noortele mängijatel veel ma nagu saaks aru, aga see, kes meie pande oli see 26-aastased nagu sina, eks ju. Ja kes on nagu mingit aega juba mänginud võib-olla ja ongi, et mingid nagu eesmärgid või unistus on nagu juba täide viidud, et kas siis nagu tahaks veel minna. Eks see on kahe otsaga asi, et aga 2 korda nädalas trenni teha ja 1 mäng mängida, siis jäi ikkagi palju aega kõigeks muuks ka, et see oli väga mõnus hooaeg minu jaoks. Ehk siis sind, kui ütleme esiliiga mängijad motiveeriks sisuliselt kõrgliigasse minemise puhul ainult tasu mingis mõttes? Ilmselt küll, jah. Ja see tasu, nagu me teame Eesti klubidel, ei ole ilmselt see, kui sa saad kõrvalt kossu teha ja muud asja ka, 2 asja kokku panna, siis see kaalub nagu üle. Absoluutselt, aga eks sellel on ka, see on 2 otsaga jälle, et ega jõuludel, kui pead peale tööd tulema trenni ja siis, ma ei tea, reedel mängima minema, ega see ka nüüd mingi liiga lõbus ei ole, et kui sa nagu ainult kossu teed, siis sul ongi see korvpall, et sul ei ole seda, et tööväsimus tuleb, et sa tuled peale tööd, ma ei tea, Eestis palju talvel päevavalgust on 3 tundi, et see on nagu siukene 2 otsaga asi, et mis nagu inimesele või mängijale meeldib, aga ma arvan, et esiliigas see hooaeg pani mind ikkagi kõvasti mõtlema, et elus on tegelikult on ju palju muid asju ka kui korvpall. Samas ma sattusin kuidagi ääri-veeri pidi sinu LinkedIni profiilile, kus oli nagu seal, ma vaatasin, et sa olid ikka päris nagu mitu head ametit nagu sinna ära märkinud, et korvpalluri amet oli ka või? Jaa, oli, aga seal oli ka Nordea Pank, on ju, siis kui kes mäletan, oli ehitusvaldkond, oli ka pedagoogika, et kas asendusõpetaja mingil kujul olnud, et sa just oled ja minu arust sa ei anna ka mitte padelitrenni, et sa vist oled ju igal juhul kogu aeg vist natuke midagi nokitsenud kõrvalt. Ja absoluutselt, et ehitusala tuleb nii-öelda papsi kaudu, et ma olen seal. See on nagu õnnistus ja karistus samal ajal, et kui on papsid, kes tegelevad firmade asjadega, pead nagu kuskil mingi hetk kaasa lööma, aga Soomes mulle pakuti võimalust olla siis nii-öelda asendusõpetaja, ma käisin seal, kui meil hommikutrenni ei olnud, käisin lastega, ma ei tea siis koolis, kui keegi õpetajale haigeks jäänud oli kuskil koolitusel, mis iganes, et siis hommikul helistati ja suures pildist oli tegelikult, et sa nii-öelda istusid lastega seal, nemad olid näpud püsti, kui mina tulin. Et siis on lebo, jah? Et siis oli äge, et saime laua peal istuda ja tegime võib-olla natuke teistsugused asju. See oli see cool õpetaja. No täpselt, et meil olid reeglid paigas, et kui nemad teevad minuga koostööd, siis ma teen nendega koostööd. Ja nende koostöö oli seisnud siis laua peal istumises? No enam-vähem, et kui ma ütlen, et nüüd on vaikus, siis oli ka vaikus, et isegi kui istusime laua peal, aga jah, ma olin Nordeas siin, eks ma suviti ikka olen midagi proovin nikerda ja teha, et mulle nagu niisama istumine ei passi nagu üldse. Aga kas see siis nagu selle poolest ka, et ütleme Soomes korvpallurina teenid sa nii palju, et sa pead mõtlema natukene mingitele kõrvalistele asjadele? Ei, tegelikult see oli lihtsalt, kuna see oli nii hea võimalus teenida nagu lisaraha, et ma tegin sellel hetkel nagu enda sõpradele ka nalja, et ma olin hambaarsti palga peal too 2 hooaega, kui ma nagu tegin kossu ja kooli asja. Et see nagu ei seganud teineteist ja oligi see, et kui hommikul oli vaba päev, et polnud hommikutrenni, siis see oli nagu super võimalus nii-öelda päeva sisustada. Aga siis sa oledki nagu see
praeguse kõrgliiga nagu hirm või murelaps nagu, et sa oled just esiliiga ära võitnud ja sa oled öelnud, et see tegelikult oli nagu väga lõbus aasta ja pani sind nagu mõtlema nagu hoopis teiste asjade peale, siis ma arvan, et kõrgliiga mehed, kes vastutavad nagu, või inimesed, kes vastutavad kõrgliiga just praegu ratsivad nagu kukalt ja mõtlevad, mida teha, kuidas seda olukorda parandada. No ei, seda küll, aga ma arvan, et meistriliigas tegelikult on ka ju siukseid, kes teevad kõrvalt midagi muud tegelikult on, et see on ju karm reaalsus, et Eestis tegelikult sa... No Kaido Saks mängis mitu aastat ka kehalise õpetaja. Nagu no eks ju, ja ma tean, et neid on veel, eks ju, et ma ei tea, kas otses nüüd muretsema peab kukalt kratsima, et see on eks igaühe oma valikute küsimus ja meistriliigas mängimine on ikkagi meistriliigas mängimine, esiliigas mängimine on esiliigas mängimine, et... Aga bussiaknale saad Eesti meister mõlemal puhul sildi panna ju. Isegi Keila sai teise liiga võidu puhul Eesti meistri sildi kaasa. Seda küll. Et kui oled meister, siis ma räägin, et meil oli ka paar tüüpi satsis, kes, ma ei tea, võitsid esimest korda või olid nagu esimest korda siukses situatsioonis, siis... No nad ikkagi postisid igale poole, et nad on meistrid, et vahet pole, mille meistrid, peasid meister oled. Mis suurusjärgus makstakse esiliigas mängijatele? Ma ei tea, kas tohib niimoodi rääkida. Ütleme nii, et sa saad töökohal palga ja siis saad Kossu eest enam-vähem sama palga, et sa saad siis nagu üle Eesti keskmise kokku, et see on tegelikult neile, kes mängijad esiliigas palka saavad, siis see on privileeg, et eriti nüüd, kui maailm on siukses seisus nagu on, siis kõik, millega sa nii-öelda lisaraha teenid või kuskilt saad, nii see on nagu privileeg, nii nagu ma ütlesin, et ja ajaliselt oled võidus ja Liepajasse sõitma ei pea? Seda ka jah, et muidugi välismaale reisid asjad on ju tegelikult lahe värk, et teisipäeva õhtul Ventspils kõlab nagu ägeda reisina. No kui päike paistab, miks mitte? Aga see on vist nagu jah, tõesti nagu ambitsiooni küsimus ka, et kas sa ise tunnetad, et on sul veel nagu korvpallurina nagu sellisele tasemele soov pürgida, seal midagi tõestada? Ei, no ikka selles mõttes, kui mulle tehakse pakkumine, siis ega ma ei ole kunagi läinud ühelgi hooajale vastu vähemaga kui see, et me võidame, et ükskõik kus läksin kunagi Hispaaniasse, Soome, Saksas, Paidega nüüd, ma olen igal pool läinud selle mõttega, et võidame ära, et paneme kinni, et mis nagu et samamoodi, kui ma läheks meistriliigasse praegu, siis ma vähemaga ei lepiks ja ma ikka teen tööd selle nimel, et võistkond võidaks ja miks mitte, ma pole tegelikult saanud ennast korralikult Eestis ju meistriliigas tõestada. 5 mängu lugesin kokku. No täpselt, et mis ma Tarvaga tegin 5 mängu ja see oli juba Tarva aeg, kui ma tegelikult ju läksin nii-öelda koju tagasi hetkeks, et mõtlesin, mis saab, enne kui mulle see kõne tuli ja ära läksin Eestist jälle, et ikka on tõestada, kogu aeg tõestada, aga lihtsalt seal tuleb plussid miinused kirja panna ja võib-olla, ütleme tegelikult sportlase karjäär on see ka, et sa pead mingid ohvritus tegema kogu aeg, et millestki loobuma, jälle 2 korda päevast teed trenni, teised on ju 8 tundi tööl, et seal on nagu selles mõttes erinevad asjad, mis mängivad rolli. Aga kui palju seda teil näiteks riietusruumis on, et teile nagu kõrgliigast helistatakse hooaja vältel? Kas te nagu arutate ka seda ja kui palju seda juhtub? No mingeid jutte ikka oli ja kellel käis läbi ja kellel ei käinud, aga ma ei tea, meil oli lahe sats, meil oli, ma arvan, kõigil oli omavahel hea olla, meil oli hea klapp ja see, mis me tegime, see oli nagu tegelikult isegi kui olid mõned hooaja jooksul, mis on täiesti normaalne, igal satsil tuleb, siis tegelikult kõigil oli hea olla ja kõik nagu nautisid seda. Et ma arvan, et peale võib-olla siis Markuse, kes ära läks, et peale nende nagu keegi teine ei mõelnud hetkegi, et ma ei tea, võtaks mõne mingisuguse muu pakkumise vastu või et nagu liiga palju sellest ei olnud küll juttu. Selge. Nii, aga lähme siis nii-öelda su karjääriredeli algusesse ka, sest on mida nagu meenutada, ütleme, Rakvere poisina toona, kui noored trenni läksid, siis vist oli ikka juba Andres juba toimetas ja selles mõttes Rakveres hakkas kossubuum tekkima ja midagi muud vist ei olnudki ikkagi väga, väga kaardil selle ajal enam või? No ega ma algus selles mõttes, ma olin ikkagi nii pisike, et ega ma algust ei mäleta seda meistriliiga satsi üldse, et ma mäletan, ma lasteaiast läksin kossu trenni sellepärast, et siis võis veel isegi Erkmaa olla või?
Ma tead, ma jään vastuse võlgu täiesti, et ma, sellest on nii palju aega, aga ma mäletan, ma läksin lasteaiast sest ma ei tahtnud lõunauinakut magada, nii nagu tavaliselt lapsed ei taha seal, nii siis mul vanemad viisid mind maalt linna trenni selleks ajaks ja siis sealt see hakkas pihta kõik, et olin Rakvere spordikoolis putkodega suht pikalt ja siis lõpus mingi hetk vahetasin siis Virumaa pallimängute kooli vastu, kus oli Vaido Rego. Ja siis see 2010 ja see kant oli ikkagi Rakveres noore poisina kossu teha või päris äge oli? Seda ma juba mäletan, see oli saalilt pubist täis, ma mäletan iga kord, kui võitsid ja Saagel oli natukene pikem õhtu, sest järgmine päev tassis süles mind igale poole, et me saime siis juba Saagega hästi läbi. Minu meelest see oligi täpselt täna 16 aastat tagasi, kui oli kas Tarva Rocki esimene mäng. Sest et mingi aasta ma mäletan, Mürka mängis ka vaata. See oligi see sama. Ja oli see üks ameeriklane, Anderson. Richard Anderson, legend. Et seda hooga mäletan küll hästi, et Saage tassis üles siin eelmisel palju pikaks läinud, mis värk sellega oli? No ei, ta ikka selles mõttes meeldis väntsutada mind seal, et eks ma olin võib-olla enda nagu siis sellest pundist nagu üks jõukene, kes juba siis võib-olla paistis nagu silma ja ma olin võib-olla natuke Soeng ei olnud sama, on ju? Soeng ei olnud, Soeng oli mul siis nagu Saagel, ma tegin tema järgi Soengu, ma ajasin kõik juuksed maha ja siis käisin ringi, mõtlesin, et olen ka Saage. Läksid Saage pildiga juuksurisse? Ma siis ei saanud aru, et ta korvpallur ei ole. Aga see Soeng lihtsalt kuulajatele, see on rohkem selline Iversoni braids. Sellest ma tahtsin lõpus nagu eraldi segmendiga teha. Sellest teeme eraldi segmendi veel lõppu. Soengust me räägime. Aga Rakveres siis, kas sul oli veel kõrval keegi ka, kes hiljem mängis kuskil tasemel korvpalli? Kõige varem meie satsis tegelikult läks Erik Kaasik mängis Tarvas, temaga me oleme lapsest saati nagu olnud siis, kes meie vanused või 2000 aasta poisse siis vedasid, et me olime ta tegi ka meistriliigas natuke. Ta tegi meistriliigas ka, ta oli esimene, kes läks sinna, sest et mina isegi sõbra juurde ei saanud niimoodi pingile, et ma trennis käisin, aga pingile sai ainult Erik. Aga jah, me miniklassis temaga koos tulime, kes esiliigas praegu Erki Kuhi, kes Raes mängis, Kadrinas oli Markus Merimaa, rohkem minu arust sellest meie satsis. Kuhi oli ka ju noortekondistes kõva käpp. Jaa, et Kuhi oli, ta viskas mingit pikkust, aga muidu ma mäletan, meil oli noorteklassis meil, kui Tartud ja Tallinna satsid tulid alati uute pikkadega kohale, me panime see 4 aastat kogu aeg samade junnidega ringi ja võitsime Eesti meistreid, et miniklassis, et meil vist kõige pikem, ma ei tea, vend oli Markus Merimaa, kes sellel hetkel, ma ei tea, mis ta võis olla, 140 pikket, et teistel tulid ikkagi, enam-vähem, et teistel oli ikkagi mingid vennad panid juba pealt, et minikorvi küll siis, aga ikkagi, et jah, see miniklass oli omamoodi ja siis meil olid putkad treenerid, mäletan, meil oli, pigem oli see, et vahet pole palju vastu viskame niikuinii rohkem ja meil oli kogu aeg roheline tuli või kogu aeg kõigil ei olnud, aga need, kes nii-öelda mängida mõistsid, neil oli kogu aeg roheline tuli ja ma ei tea, tagantjärgi natuke raske öelda, aga mul on niisugune tunne, et me mängisime natuke teistsugust stiili, et me mängisime juba siis 2010 seda stiili, mis eelmine aasta päris basketball mängis Euroliigas. Et me olime ajast ees. Iisalu käis teid skautimas. Tegite täägimist ka? Enam-vähem, et ei, me täägisime, me panime samamoodi kohe üle ja peale ja et ei naljaneks, me kuidagi, ma tahaks öelda, me olime nagu esimene noorte sats, kes nagu niimoodi 3 peale adus näiteks. Selles mõttes oli väga hea ju, et oli nagu noored olid nagu Andres sõbra nagu oli valmis kohe sinna sõbra mängu sisse minema. Täpselt, et see võib-olla tuligi sellest, et see Madis Putko oli istus ka ju sõbra pingil. Ja, et võib-olla see sealt võib-olla tuligi nagu meile ka üle, et me ikkagi mäletan, aastat ei mäleta, aga kui Gert Kullamäe millalgi kommenteeris, meil oli Tartus oli finaal, miniklassi finaal ja siis kommenteeris ja kui me neid 3 peal uhas, ma olin vist teist poolegi 4 tükki pand juba ja siis ta ütles, et see tuleb kuhugi, see nimi tuleb üles kirjutada, et ta võtab hiljem ühendust, aga ta oli siiamaani veel ühendust võtnud, aga mootan veel. Ühesõnaga, sul on siis tulemas sellest ülemuselt tuleb 24 kokat, Allikult tuleb jäätis ja Kullamäelt tuleb kõne. Ma olen oma jagu jäänud ette kõigile kuidagi, et aga jah, see oli äge nagu meie see stiil ja me võitsime, ma ei tea, kas 4 aastat miniklassi kogu miniklassi mängitud, iga aasta kui me mängisime, siis me võitsime. Mitmekordne Eesti meistri sa oled siis kokku? No ma ei tea, kas miniklasse loetakse. Kui kõik ära lugeda. Aga ega hiljem ma ju, Eivliga võitsime, aga hiljem ma olen olnud teisel kohal kogu aeg. Siis 4 tiitlit pluss esiliiga. Midagi sellist, jah.
ühel hetkel hakkas siis kuidagi Real Madrid sinu vastu huvi tundma või sina Real Madridi vastu huvi tundma või kuidas see asi siis juhtus, kui see oli siis ütleme 9 klassi oli tehtud ja siis? Ja 9 klassi sai tehtud, ma terve nooruse olin nagu Soomes laagrites, Hispaanias laagrites. Et soomlased tegid hispaanlastega koostööd ja siis ma seal vahel siis sõtkusin tagasi. Et ma mängisin ühe Soome satsiga ka tegelikult Eiblit, sealt see nagu see Hispaania poole läkski edasi. Aga see on läbi siis kuidagi läbi su isa, kellel on Soomes kontakte või kus see? Ei, tegelikult isal mul ei ole Kossu, tal on kõige muu pealt kontakte, aga Kossu poole pealt tal on 0 kontakti. Et kui tal oleks võib-olla, siis mul oleks natuke lihtsam olnud enda asju ka ajada, aga Kossu poole pealt tal ei ole. Ja Kossu poole pealt, mis mulle nagu endale võib-olla meeldibki, ongi see, et ja mu vanemad on aidanud ja sponsoreerinud seda väiksena või miniklassides asja ja edaspidi ka, aga et nagu Kossu asi on kõik puhtalt nagu minu enda tehtud ja vaeva nähtud, et seda ei saa nagu keegi mult ära võtta, et ma ei ole mingi hirmus pikk vend ja mul ei ole looduse poolt võib-olla liiga palju antud, et kõik on nagu ise välja teenitud ja tehtud, et selle ma nagu võin taguda vastu rinda ja öelda, et Kossu värk on puhtalt enda asi aetud. Ja ega see Hispaaniasse minek oli ka, ma ei mäleta, kaua me seal Hispaanias käisime suvel laagris selle Soome satsiga, me käisime kogu aeg ja siis tuli hispaanlaste laager Soomes, ma läksin sinna ka ja ma olin juba vana kala nendega ja siis ma ei mäleta, mitmes laagripäev see oli, siis Jus Mateo, kes oli siis nüüd Real Madridi treener pikalt ja nüüd on ju Hispaania koondise treener, ütles mulle, et kuuled, et tule kõrva või et umbes kutsus kõrvale ja läksime siis hotelli foeesse rääkima korraks ja siis umbes, et... Sa teadsid, kellega sa räägid või? No ma teadsin, et ta on hispaanlane. Ma sellel hetkel ei teadnud, kes ta on. Sa läksid hispaanlasega rääkima, rääkides Jus Mateoga. Eks mingi selles mõttes seda reklaamiti ikka kui Real Madridi, eks ju, inimesed tulid asja, aga nagu sellel hetkel ma ei olnud võib-olla niimoodi nagu Kossu jälginud või nagu mõelnud selle peale. Ja siis ma mäletan seal foees, ta nagu ei rääkinud mina Eesti inglise keelt, ei rääkinud tema Eesti inglise keelt. Ja siis me paar sõna seal kuidagi proovisime vahetada, siis üks Soome treener oli ka seal kõrval ja siis tema proovis ka kaasa rääkida natuke, et ta siis rääkis Jussile hispaania keeles ja mulle siis soome keeles. Ja siis omavahel midagi pläterdasime inglise keeles. Ja siis umbes, et kas tahad tulla ja ma ütlesin, et muidugi tahan ja... Kas tahad Reali tulla või? Hispaaniasse oli jutt lihtsalt, et kas tahad Hispaaniasse tulla. Ma ütlesin, et muidugi tahan ja ega siis selle koha pealt lõppeski jutt ära ja siis ma ei tea, ma olingi nii väike, et ma ei osanud isegi mõelda selle peale ja... Kas sa said aru, et sa nagu sainisid praegu diili põhimõtteliselt või sa lihtsalt põhimõtteliselt oma arust nagu olid nõus Hispaaniasse reisile minema või? Ma räägin, et see oli natuke sükene mu vanematel tuli täpselt samamoodi see nagu kuskilt nurga tagant natukene või täiesti põõsas see jutt. Siis oligi, nad läksid ära ja siis ma läksin saali tagasi trenni ja siis treener tuleb peale trenni küsib, et kuuled, et kas sul vanemad saavad nagu tulla siia. Et oleks vaja neid ka nagu, et oleks vaja rääkida. Ma ütlesin, et jah, et ma helistan, et nad peaks ka Soomes olema, olid samal ajal Soomes siis ja helistasin, tulid kohale ja siis vanemad umbes küsisid, mis värk on, siis ma ütlesin, kui ma olen Hispaaniasse. Siis enam-vähem mõlemal olid suured silmad, mis mõttes, et poiss on täitsa lolliks läinud. Ja siis ega see käis suht kähku, see oli minu arust gümnaasiumi lõpus, et ma tegin nagu natukene enne, kui gümnaasium läbi sai ja siis peale seda ma läksin. Põhikoolist? Põhikoolist, ma läksin gümnaasiumi, põhikool sai läbi, just enne põhikooli lõppu tegin ära selle, siis ma ootasin, kuni see kool läbi sai, siis ma läksin nagu siis nii-öelda gümnaasiumi Hispaaniasse. Ja siis sellel hetkel see oli veel niimoodi, et see oli, nagu sa ütlesid, see oli nagu Real Madridi akadeemia, et see oli, neil oli Madridis ja siis Malagas, oli nagu 2 spotti. Ja siis ma Malagas maandusin, ma mäletan, käisime veel perega reisil koos, et nad umbes tulid nii-öelda saatma mind. Saatmine nägi välja umbes siukene, et nädal aega oli lahe basseini ääres hotellis, kõik oli tip-top. Ja siis viimane päev, kui siis minu nii-öelda mahapanek ja nende äraminek pidi olema, siis järsku vaadati kella, et pekki, et meil on kiire lennujaama, et tavai, et siin on su kohvrid ja tõmbasid niimoodi, et ainult kummivilinat oli kuulda. Ja siis ma seisin seal selle villa ees, kus ma siis nagu pidin elama, mis ma ees olin, 15-16, ja siis eks algus oli väike šokk, siis läks korraks üle, siis tuli šokk tagasi, siis läks jälle üle, siis tuli jälle tagasi, siis tuli kodukihastus vahepeal, et nii ma sinna Hispaaniasse läksin ja siis ma hakkasin nende käima, et seal oli
see Malaga pool oligi nagu siuke international nii-öelda või rahvusvaheline nagu siuke kooslus. Meil oli seal, ma arvan, et seal oli sakslased, siis oli hiinlased, hispaanlased, siis oli itaallasi, siis olid mingid jugod. Sloveenlased. Midagi sellist, siis oli Sloveeniast ka, sest ma võin natuke hiljem rääkida. Et siis oli seal ja siis ma elasin siukest akadeemia elu, et hommikul buss tuli võttis peale, 5 trenni, peale trenni, või hommikul 5-6 oli trenn, siis peale trenni läksid kooli. Hommikul 5-6 oli trenn. Et meil oli siuke korralik akadeemia elu. Äratus oli siis mis kell? No ega 15 minti enne tegid silmad lahti, siis meil oli, ma ei mäleta, meil oli mingisugune majahoidja, kes siis nagu nii-öelda meil noortel kuttidel tegi süüa, koristas, hoidis silma peal. Et see oli meil hommikul kõik asjad kooli valmis teinud, mingid sandwichid ja asjad. Ja siis hüppasime bussiga ja sõitsime saali ja siis tegime trenni ära, siis läksime kooli. Oli tavaline koolipäev, peale koolipäeva otsa uuesti trenni ja siis õhtul koju ja siis oli põhimõtteliselt tuttu minek. Vaaks on ka Hispaanias käinud, esiteks ta ütles, et toit ei kannatanud kriitikat ja teiseks umbes oli kuidagi niimoodi, et tema arvas, et ta läheb ingliskeelsesse kooli ja läks full hispaaniakeelsesse kooli ja ei saanud hakkama. Kuidas sul nende asjad? No siis on täpselt sama reis oli mul ka. et seal oli ja miks ma sealt nagu lõpuks jalga lasin oligi see söögipool ja siis, et aga ma läksin international school'i või rahvusvahelisse siis kooli või ingliskeelse kooli. Üks õpetaja, vist äkki matemaatikaõpetaja rääkis inglise keelt. Isegi inglise keele õpetaja küsis mult vahepeal, et mis... Sa läksid paremini või? No, et ma tema küsis mult, et mis see ülesandest tegema peab. See on tuttav jutt. et see oli siuke omamoodi ja eks ma siis seal kehakeeles esimesed asjad rääkisin ära ja tegin ära ja siis millalgi pandi hispaania keelt õppima, et ma lõpuks ikkagi trennis rääkisin hispaania keeles, aga koolis ajalugu, ma mäletan, esimene tund oli ajalugu ja pandi mingi Hispaania ajaloo mingisugune, ma ei tea, kokkuvõttev asi ette ja siis selle peale pidi mingi töö tegema. Aga mul oli õnneks klubi poolt siis või Jussi poolt oli siis ette kirjutus koolil tehtud, et kogu aeg see A-täht peale ja on tehtud, eks ju, et 100% kõigest läbi. Nagu ta pani sulle hinde tegemata, no, sa tööd ei teinud, aga sa sai hinde. Et kui see paberid jagati laiali, oli Curie nimi peal, siis seal oli juba A-täht pandud peale, et see oli juba valmis tehtud, et see oli Dibens-Tobens töö, et ma olen koolis alati terav olnud. Aga jah, see on juba niisugune Chuck Norrise level ju, teised said nagu töö, sa said hinde. Eks ju, et aga jah, sealt ja siis... Aga mis see toiduvärk siis oli, see nagu midagi mainisid, mingi külmiku lugu oli ka seal? Ja miks ma sealt tegelikult ära läksin, siis suht siuke võib-olla jabur teema, aga põhimõtteliselt, eks me ikka, mina vanemate kaudu nõudsin midagi ja ise koha peal nagu natuke trampisin jalgu, et ma olen alati olnud siuke, et kui mulle miski ei meeldi, siis ma ikkagi ütlen ja näitan välja seda. Ja siis seal oli ka, selle söögiga oli nagu probleemi. Et ütleme, ma ei tea, mis asja peal need hispaanlased kasvavad, aga see, et sulle hommikul anti muffin ja siis üks mingi kakao kõrrejook ja öeldi, et head päeva ja siis õhtul alles enam-vähem kui koju tulid, said siis uue söögikorra, et pool nagu sellise asjaga võib-olla kuidagi harjunud, aga hispaanlased ise olid juba õnnelikud seal selle üle, et keegi nagu umbes andis hommikul neile see muffini ja aga jah, siis mingi kord siis tuli jutuks, et tahaks oma külmkappi, et me siis et ostame oma söögi seal nende, kes meil olid, et seal oli üks somm oli veel, et me käime ise poes, ostame söögid, et me nagu teeme ise midagi ja et meil oleks külmkappi lihtsalt enda tuppa vaja. Ja siis see oli nagu suur probleem nende jaoks ja siis see nagu venis ja sellest nagu nii nagu hispaanast on mañana ja siis oli jälle sesta ja siis ma mingi hetk ütlesin, et kuuled, et ärge seda külmkappi tooge, et ma lähen minema. Et ma ei viitsi niimoodi. Aga see sportlik pool näiteks ei kaalunud ka üle seda, et muud asjadega olid jamad või? Selles mõttes ma mäletan... Sa läksid sinna ikkagi ju kossu tegema? Jaa, absoluutselt. Ja ka võib-olla tagantjärgi mõeldes me oleme nagu mitte ainult üksi mina, aga üldse Eesti noored ilmselt iga spordist oleme nad ka ära hellitatud. Et mina ka toona. Et eks see mängis mingit rolli. Aga jah, see oli siukene suur venimine lihtsalt see, et kui midagi pidi korraldama ja tegema, et see võib-olla ei olnud nagu päris läbi mõeldud, kõik need asjad, ja võib-olla polnud varem keegi niimoodi nõudnud, et nüüd tuli nagu siis mingisugune, mingid tüübid, kes said aru nagu asjadest, et hakkasid nagu nõudma või nagu midagi taga ajama,
et umbes elame nii, nagu peaks elama. Et aga jah, siis imelik öelda, aga külmkapi taha see nagu, noh, seal oli igast võis midagi väga suurt jääda külmkapi taha tegelikult ju. Noh, täpselt, et aga ei, seal oli igast muid asju ka ja eks ma olin noor ka ja võib-olla natukene siukene, et nüüd kui kohe ei toimu midagi, siis umbes lööd käega või mis iganes. Aga kas vanemad ei proovinud arutada? No ikka, aga eks ma olen olnud, nagu ma ütlesin, et kui mul miski meeldib, siis ma annan päris hästi sellest märku või nagu teada kõigile, et eks vanemad ikka nagu proovisid algus maha rahustada ja öelda, et vaatame veel ja ootame veel, aga kuna ma olin ise selle otsuse sinna langetanud, ma lähen ja ise selle nagu endale nii-öelda sebinud, et nemad nagu, noh, nemad suures pildis tegelikult ei olnud nagu enne seda, kui ma ütlesin, et tavaid ma lähen, nad ei olnud nagu teadlikud sellest. Nad olid kaasreisijad kogu asjas ikka? No enam-vähem, et ma suht siukene ise tegija ja nagu ise otsustaja olen olnud kogu aeg ja siis see samamoodi see äratulek oli ka, et ise otsustasin ja siis põhimõtteliselt ütlesingi emale, et kuule, et tule Helsingisse vastu, et ma tulen koju ära ja siis see nagu jäi sinna paika. Aga kaua see kõik kokku kestis siis? Tead, ma hakkasin tegelikult hommikul, kuna ma teadsin, ma tulen siis ma hakkasin mõtlema, aga ega ma välja ei mõelnud ja ma hakkasin mõtlema, mis aastal see oli alguses ja siis sellest on, ma arvan, ma pool aega mängisin nendega ära seal ja ma mäletan, et ma olin seal ka ikkagi kõva käpp, et ei taha nagu ennast kõvaks meheks teha või ennast kiita, aga see stiil on kogu aeg olnud siukene natuke teistsugune mul ja neile meeldis ja me olime selle enda, seal mängiti veel noori nagu regioonis, et me selle enda regiooni kunnid olime nagu ilma mingi küsimuseta nagu, et see oli see aeg ja läks nii ja kas tagantjärgi teeks midagi teisiti, ma arvan, et kõik asju teeks tagantjärgi teisiti, aga ma ei kahetse midagi ja siis Rakverest Raivo Tribuntsov, kes oli nüüd Kadrinaga meil vastas, siis tema ütles juba hästi selle peale, et kõva vend oled ikka, et saatsid hispaanlased sinna sooja kohta, et igaüks ei julge ja siis kutsus Kadrinasse. See on natuke Konotšuki level minek ka, sama aasta võisid ka ju. Aga Kono minu arust oligi siis see sama aasta äkki või võis olla see aasta varem, sest Kono oli juba seal või oli ta peale seda, aga ühesõnaga see kuidagi, et Tribu nägi positiivselt seda ja ütles mu emale ka, et sul on ikkagi kõva poiss kodus, et lööb 2 jalga maha ja rusika lauale kui vaja. Aga kui suur hüpe see treening kvaliteedi mõttes oli ja oskuste mõttes? Nõuti? Hispaanias siis. No see oli ikka teistmoodi, ma ei olnud kunagi, eks me puudkodega olime midagi hommikusi trenni asju teinud, aga see oli siukene tagasihoidlik asi, et Hispaanias, ma jõuan selleni, et seal oli Luka ja ma ei tea, kui ma Real Madridiga nagu meestega trenni sain teha. Sa said satsiga teha? Mul oli seal Felipe Reyes ja Rudi Fernandez ja siis seal oli see leedukas, oli sellel ajal veel Matšulis. Joonas Matšulis, jah. Siis oli, ja see oli see Luka aastat, kui Luka oli noor. Et ma sain enne keda oligi, et kui sul on Lukad asjad kõrval, siis see trenni see meetodid ja tase ja kuidas hispaanlased nagu nõuavad, et see oli täiesti, see oli ka šokk mulle, et mul oli nagu kõik asjad oli šokk, et elamine šokk, kool šokk, trennid šokk, et ma tahtsin lihtsalt kossu mängida, et aga jah, see oli väga teistmoodi, mis ma olin Rakveres näinud. Aga siis sa tegid põhimeeskonnaga trenne, aga muidu baseerusid Malagas või? Ei, neil oli nii, et nad käisid mingisuguseid trenne tegemas Malagas selle Real Madridi satsiga ja neil olid mingid, ma ei tea, mis ajaperiood see oli mul tagantjärgi, ma ei mäleta seda, aga nad käisid nagu Malagas tegemas mingeid trenne või treeninglaagreid siis, mis iganes ja võib-olla see oligi osalt selles, et see Real Madridi akadeemia oli sellel hetkel seal Malagas, et siis mäletan seda jah, mul on nüüd just jälle see, et kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, ma ilmselt sellest pean rääkima, ma arvestan, et selle nagu välja uurinud. Kusjuures ma praegu googledasin juurde oma ma olen Real Madrid ja mitte midagi ei tule põhimõtteliselt. Aga ma just näitasin neid pilte, et kui oli, et Lukaga kõrvuti oleme, siis et miks ilmselt tema nagu meestega kohe peale sai, oli see, et ta oli juba selle pildi peal must juba 2 pealt pikem, eks, et ta oli nagu päriselt mees, et ma näen täiesti laps välja, et neid pilte me tahame näha. Ja ma just mõtlesin, et ma pean teile näitama, et muidu te arvate, et ma jään teile kägu siin, aga ja ma vahepeal juba hakkasin kontrollima, et mis kuradi asja sa kõik räägid meil. Aga siin on Lukaga pilt.
see on küll ja seal on küll, üks on mees ja teine on poiss. Ja ei no täpselt, et... Ja tegelikult on sama aasta, no poolteist aastat on ta vanem umbes või? Äkki on jah. Ta vist on 98 lõpp äkki või? Ja, või kas 99 on tema, ma olen 2000. Sorry, 99. Jah, et aga noh, oligi see, et ta oli ikkagi juba nagu selles mõttes nagu rohkem mees kui mina, et ma olin ikkagi piimavunts või piimahabe, et aga kui ta nüüd suvel Eestisse tuleb, siis mis sa arvad, kui te peaksite kokku puutuma? Ma ei usu, et mäletan. Et Jussi ja Pablo ja nendega ma ikkagi, noh, ma ei tea, jõuludel Juss soovib häid jõule mulle ja mu perele ja ütleme, mul isa on suur Kossu fänn, et ilmselt suurem fänn kui mina isegi olen. Ja siis, kui Juss oli Real Madridi teener ja Paps oli mängu vaadanud ja selle endale analüüsinud selgeks, et miks kaotati, siis ta ikka vahetevahel võttis ja helistas Jussile ja rääkis talle, et mis valesti läks, et selles mõttes ikka... Uskumatu palju Juss Matteol neid vendi on siis, kellele ta peab häid jõule soovima, kui ta sulle peab käid jõule soovima. Ei noh, eks oli võib-olla, ütleme, mina olin võib-olla nagu see Jussi siis nagu üks esimesi nagu nii-öelda projekti, kes ta sinna tõi, sest et ta ikkagi... Tal oli, ma mäletan, oma poeg oli minust äkki 3-4 aastat noorem, et ta nagu sokutas enda poissi kogu aeg minu kõrvale, et ta nagu proovis nagu igal pool laagrite asjast, kui ta kaasas oli, noh, ta oli veel väiksem kui mina, et ta kogu aeg proovis sokutada nagu teda minu kõrvale asja, et aga ei, just selles mõttes ikka aeg-ajalt ikka räägime midagi ja ütleme, kui siin mingi hetk mul ei olnud midagi laual, äkki oligi sama kui see Taltechiga, kui ma tegin nendega, siis ka Jussiga arutasime, ta nagu aitas ja oli nagu, et me ühesõnaga, ma olen võib-olla siuke värviline kuju, et ma jään võib-olla meelde võib-olla rohkem kui mõni, kes nagu halli massis usandub, et mis su nii-öelda need kokkupuutepunktid siis esindusega olid, sest seda sa meile nagu enne saadet, kui me siin arutasime, sa jõudsid öelda, et sa oled üks-ühte mängid Luka Doncic'iga. Esiteks räägi sellest ja siis räägi veel neid lugusid. Ma sain isegi Ruudiga üks-ühte mängida, aga ei, selles mõttes, noh, nii nagu ma ütlesin, ma olin tegelikult ju laps, et ma sain seal kaasa joosta ja nägin nagu, kuidas see asi päriselt nagu käis, et see oli pigem see nagu meile sokutati ette nagu kogemusena ja seda ei olnud nagu kogu aeg pidevalt, et see oli mingid periood, mis nad olidki seal, et kui nad seda mingi treeninglaagrit või asja seal 3-4 päeva korraldasid, et või kui nad Malaga Unicajaga mängis, mis iganes, siis nad nagu olid seal, et rohkem see oli nagu võib-olla siuke innustav nagu meile ja näidata, et nagu, et veel on nagu minna kuskile, et nagu 2 jalga maas hoida, et äge küll, et oled siia saanud ja kõik asjad, et sest, et me olime tegelikult kõik ju täis tipiga, et ma läksin sinna ja kõik oli ju korraldatud. Et pigem oli võib-olla see jah, et on nagu veel kuskil edasi areneda ja minna, et siuke innustust ja nagu näidata, mis päris asi on. Aga kas sa seal... Ära panid mõne korvi talle või neile või? Ei, ma ikka midagi sain sisse küll, siis ma olin nagu 300 kaardaga suht kõva vend, et kui ma praegu nagu söödan rohkem teistele palli 300, siis ma ikkagi viskasin sisse ka. Aga kas umbes, paranda mind, kui ma eksin, aga kas tollel hetkel ei võinud ka Henri Veesaar olla akadeemias juba? Ta võis olla... Aga ta mingit kokkupuudet ei olnud? Aga ma mõtlen, Henri on vaata noorem minust. See võis olla, et ta tuli hiljem. Sest ma tegelikult mäletan, et ta läks ja see oli hiljem. Ta läks 2019. Ja, sest et ma mäletan, et ta läks sinna hiljem, siis ma just mõtlesin, et ma võib-olla, ma praegu peast ei mäleta, võib-olla ma ütlesin Jussile, et kuuled, et järgmine eestlane tuli, et äge. Aga see oli jah nagu siuke, et temaga meil mingi kokkupuute olnud, et ma lihtsalt tagant järgi nagu kuidagi tuli, et hei, et ma olen ka varem olnud selles samas situatsioonis. Ma mõtlengi, kas nagu huvitav, kas sa tead, kas enne sind oli ka mõni eestlane olnud Real Madridi akadeemias või? Ega ma ei tea, selles mõttes nüüd, kui ma nagu miks võib-olla see ei jõudnud Eesti meediani ka, siis kuna mul on 2 passi, siis ja kuna ma Soome poole pealt läksin, siis kõik teadsid, et ma olen eestlane, aga mind nagu võeti soomlasena. Et samamoodi, kui ma Saksas mängisin, siis mind tegelikult võeti seal ka soomlasena vastu. Kuigi kõik teadsid, ma olen eestlane. Okay. Et see on nagu igal pool on natukene see, et ma olen nagu, kuna Soome kaudu see korvpall on nagu läinud minu jaoks nagu liikuma, et Eesti kaudu mul ei ole võib-olla tutvuseid ja ma ei tea, minul ei ole selliseid, kus ma ütlen siis, mingeid treenereid, kes võib-olla osadel Eestis on, eks ju, kes neid boostivad ja aitavad, et nagu Soome kaudu on läinud minul see korvpalli tee nagu liikvel, et siis võib-olla sellepärast selle hetkel ma olen nagu rohkem soomlasena seal, et kuna ma keelt ka räägin, siis
Palju sa näiteks Kristjan Kullamäega ka jõudsid rääkides, ma tean, et temal oli see Pepe Lassoga ehk Pablo Lasso isaga tegi tema nagu suved läbi tööd. Kas see ka kuidagi oli? Ei ole ma Kullamäega rohkem kokkupuuted olnud kui see, et ta miniklassides kunagi 91 viskas meile, kui ma Tarvas mängis miniklassides. Sulle pani 91 või? Ja ma panin vastu ka oma jagu. Palju sa vastu panid? Ma ei mäleta peast, aga me uhasime korda mööda 300. Aga see oli jõhker mäng ikka. Aga ma mäletan meil poole ajal, et las Kristjan paneb nii palju, kui paneb, me viskame nii rohkem ja lõpuks viskame rohkem, me võitsime selle mängu. See oli täitsa jõhker ja ma mäletan seda tunnet ja ma loen, kui Gert Kullamäe poeg pani 91 ja kaotas. Jah, et aga oligi, et las teised jooksevad jooksu, aga rohkem mul Kristjaniga pole nagu kokkupuuted olnud, kuigi meil on ainult 1 aasta vahet, eks ju, aga jah, see üks mäng, kui ta 91 vajutas meile ja ilmselt jääb elu lõpuni meelde. Ma arvan tolle ka. aga kui sa siis tulid tagasi Hispaaniast, mis sul siis need edasised sammud olid ja siis sa vist otsapidi jõudsidki Soome kuidagi või? Jaa, ma tulin tegelikult tagasi, siis mul oli korraks siukene, ma ei tea, kuidas öelda Eesti, low point, nagu siukene, et käisin ära, tulin tagasi, et kas nüüd nagu enam viitsikski kossu. Võib-olla oli natuke nagu mingi, endal ka mingi pettumus või siuke natuke kripeldas see, et see kõik niimoodi läks. Aga siis ma alguses olin, ma mäletan mingi aeg ma olin niimoodi, et ega keegi ei teadnud, et ma tagasi olin. Ja kui sa olid tagasi, sa olid Eestis või Soomes? Ei, ma olin Eestis Rakveres. Et mul pere elas Rakveres sellel hetkel, et ma läksin tagasi Rakveresse ja seal oligi, mul oli lihtne peidus olla, et Tallinnas võib oleks natukene keerulisem, aga Rakveres oli lihtne peidus olla ja siis ma olin mingi aeg peidus, et kui teised koolis olid, ma põrgatasin palli sportas ja siis... kuna sa olid justkui nagu Hispaania koolis... No ma olin nagu seal ja siis ma hakkasingi neid asju üle tooma. Siis sa ei läinud esimene päev, ei läinud kohe koolipinki? Ja ei läinud jah, et ma olin mingi hetk nagu nii-öelda kodus ja siis direktoriga siis võtsin ühendust või vanemad võtsid selle hetkel ühendust ja siis rääkisime läbi, et siuke olukord ja et ma nagu tahaks ikkagi nii-öelda lõpuni teha, et siis me saime nendega kaubale või seal direktorite ja õpetajatega kaubale, siis ma tegin mingi aja nii-öelda järgi asju oma ette. Just Mateo Aasid sa ei saanud üle kanda? Ei, need ei saanud üle kanda jah, need ei läinud arvesse. Aga siis ma tegin need järgi seal ja siis ma sain teistele järgi ja siis ma tulin Tallinnasse. Mulle läbi siis, ma ei tea, vastasmeeskonna mängijate tehti pakkumine, et kuule, et tule Tallinnasse, et mida sa jamad on ja et tule mängime Kossu veel ja siis ma maandusin Tallinna Kalevis. Ja see oli see aasta, kui mängisime Eiblit, U20 Eibel või, mängisime noorematena seal. Ja siis ma sain oma veel, kuna ma olin just direktoriga siis rääkinud koolis asja, ma ütlesin, ma ei tahaks nagu kooli vahetada, et natuke naljakas oleks 3 erinevas koolis nagu gümnaasiumit teha. Et siis ma käisin õpetajaid veel, igale õpetajale viisin lillekimbu ja palusin, et kuuled, et lase mind koduõppele, et ma teen kõik asjad ära ja käin siis kohal, et teen ainult kontrolltöösid ja siis see lõpuks loksus paika ja siis ma tulin Tallinnasse ja hakkasime... Ja mis koolis sa siis tegid? Rakvere gümnaasiumis oli, jah, gümnaasiumis ja siis tagantjärgi veel, ma mäletan, direktor tänas mind, et ma põhimõtteliselt valmistasin neid koroona ajaks ette. Et ma tegin nii-öelda selle prototüübi õpetajatega juba või selle skeemi valmis, et kuidas koduõppes olla ja siis peale seda tuli koroona kohe ja siis nad said nii-öelda, neil oli õpetajal oli juba selge. Aga siis ma tulin Tallinnasse, kolisin Tallinnasse, käisin Rakveres koolis ja mängisin siis Tallinna Kalevi eest ja mängisime Eiblit ja see aasta õnnestus võita ka see Eibel U20. Mängisime A-divisjoni ja Salgirisega olime finaalis, kus Ker mängis ühel pool, ma teisel pool ja tema uhas mulle, ma uhasin talle ja... Nii nagu Kullamäega omal ajal? No enam-vähem jah, et mul on nagu väljakul on rohkem kokkupuuteid, Kerriga mul on teistsuguseid kokkupuuteid ka olnud ja me oleme samal päeval sündinud ka Kerriga, nii siis meil on natukene... Kas siis 1. või 2. jaanuar? 2. Okay. Pro Bowlersi sa oled 1. jaanuar muideks. Okei, 2. jaanuar. Seal ilmselt on palju 1. jaanuari lapsi, ma kujutan ette. Aga jah, seal mängisime Eiblit, see oli ka siuke, siis võib-olla tuli nagu see Kossu tuli natuke tagasi ka, et see oli ka, meil oli äge sats ja ägedad need Eibli reisid olid ja võitsime ja siis see oligi, kui see Eibli finaalturniir oli, mängisime Salgirisega finaalis, siis peale seda oli siis publikus seal Soome treenereid ja siis sealt tehti pakkumine, et tule Soome meistri juurde. Ja siis oli nagu imelik ei öelda, et
kui ma ise ütlesin, ma võtan mõtlemisaega, siis nurga taga ema pani piki kukalt, ütles, et sa et umbes, et lollakas oled, et ütled niimoodi, et võta vastu muidugi ja aga siis ma läksin siis nagu hakkas nii-öelda meeste korvpallimaailm või nagu päris korvpall, et siis sai noored läbi ja läksin Kauhajale. Räägi sellest nagu lähemalt selle nurga alt just, et mis vahe on Eesti korvpallisüsteemil ja Soome korvpallisüsteemil, et mingi hetkeni oli nagu Eesti oli ees, aga siis umbes sellest hetkest alates ja tegelikult natuke varem juba tegelikult ju oli nagu see Soome tõus nagu alanud. Ja ma arvan, ma mäletan ise noorte turniire, me peeksime soomlasi 6-70 turniiridel, aga ometi ma tegelikult käisin laagrites alati Soomes, et Soomes võib-olla nad nagu kannatavad veits kauem, et nad nagu, neil on ilmselt natuke rohkem materjali kui Eestis ja siis nad saavadki natuke kauem kannatada, et Eestis kohe kui näed, et kuuled, et see on ju nagu, mis see Kullamäe ütleb, et kärbes, siis saadetakse kohe meeste vahele või pannakse välismaale minema, et Soomes võib-olla see kannatavad natuke kauem, et ega ma nagu muud otseselt mingid meetodid ja asju neil mingid võimalused on paremad, aga lõppkokkuvõttes ma arvan, et see on nagu selle taha jääb, et nad kannatavad lihtsalt kauem nendega, kes päriselt eriliste mängijatega nagu ei forsseeri neid, jah. Täpselt, et nad nagu ootavad selle õige hetkeni ja siis alles saadavad minema. Et ja ilmselt neil on natukene võib-olla paremad suhted, connectionid seal mujale, et aga muidu nagu, ma ei tea, süsteemi üles ehitamisel millelgi mingit suurt vahet minu arust ei ole. Või vähemalt mina pole sellele nagu jälile saanud. Aga milline see kõrgliiga tase seal Soomes oli? No esimesed aastad, ma läksin üldse esimest korda meeste vahel, siis oli nagu, jälle oli nagu šokk, et ma läksin ühest šokist teise šokki kogu aeg. Aga ei, see oli, ütleme, Soomes on kogu aeg olnud see, et igas satsis on vähemalt 4 ameeriklast. Et sul võib olla üles antud 4 ameeriklast või 4 välismängijat, aga enamus võtavad nagu ameeriklased. Seal oli mingi erisuse case, on ju, ameeriklastele mingi... Selles mõttes sa võidki mängul anda 4 tükki või 4 välismaalast nagu ülesse, sul võib neid rohkem olla ja ütleme seal esiotsa satsid, neil ongi 5-6 tükki, me mängisime Champions League'i, meil oli 6 ameeriklast, sest et Champions League'is 6 ameeriklast said kõik mängida, et aga siis seal on neid hästi palju, kellel on 2 kodakondsust, kellel on, ma ei tea, mul oli esimene aasta ja viimane aasta oli Bojan Sartsevits, kellel on nagu, ta on Bosniast, kellel on siis nagu nii-öelda Soome mängija pass antud või Soome see nagu, et ta on nagu kodustatud mängija. Et, aga seal on see, et neil on 4 ameeriklast igas satsis, see nagu tõstab seda taset nagu päris kõvasti. Et toovadki suuri, tugevamaid ameeriklasi ja need nagu tõstavad seda taset ja see arendab enda neid Soome mängijaid hästi palju. Et see on nagu, mis hoiab nagu selle Soome tase minu arust kõrgemal. Okei, ja nad võib-olla hooaja alguses käivad siin, saavalt kraamalt, eks ju, suurelt peksa, aga hooaja lõpus on see niimoodi, et on, ma ei tea, kõik need ameeriksed on välja vahetatud juba, on toodud mingisugused paremad mängijad, mis iganes, et see tase nagu algus ja lõpu vahel on päris suur, et seal käib ka siuke step by step nagu üles ehitamine, nii nagu igal pool ilmselt hooajal, võistkonnad, eks ju, lähevad enne jõule ja peale jõule on täiesti erinevad satsid tegelikult. Korraks hästi saate alguses tagasi tulles, sa rääksid, et sul mingi trash talkimise kogemused on peaasjalikult ameeriklastega seonduvalt, et see on võib-olla see koht, kus neid nagu paljastada või? Ei, mulle seletada ja jutustada meeldib ja siis väljakul ka samamoodi, et ma räägin enda meestega, vastastega, ma ei tea, fännidega, kohtunikega, treeneritega, et ameeriklastel on see loomulik, meil tuleb võib-olla natukene kellel on seda julgust kasutada, kellel ei ole, kellel tuleb see natukene nagu välja esile, kellel ei tule üldse. Et ma ei tea, Paide satsis näiteks, et kui võrdled mind ja Anisted, et mina võib-olla sügasin vastaste kukalt samal ajal, kui Aniste 3-seid vajutas, eks ju. Et Aniste liiga palju ei räägi, rohkem tegutseb, ma võib-olla natuke lobisen rohkem. Et, aga ei, ameeriklastega on jah, et ma olen seal ikkagi saanud tõugelda nendega ja isegi on asi nagu vahepeal läinud nagu füüsiliseks ka. Õnneks midagi inetut ei ole juhtunud, aga ikka jah, selles mõttes mulle suul meeldib käia, ütleme niimoodi. Ja ameeriklastega see nagu töötab hästi ja ma arvan, et minu
naha alla või nagu minu pähe on tunduvalt keerulisem saada, kui mina teiste pähe saan väljakul. Ma vähemalt ise tunnetan ja nagu arvan nii. Kas see tuleme siis soengu juurde ka praegu, on see ka nagu midagi ameerikalikku? Sest kui ma mõtlen selle soengu peale, ma mõtlen Iversoni peale, kes on nagu see kõige ehedam vend üldse nagu NBA-s vaata. Ja ei, see oli tegelikult, sai lubatud, et Paidega, et kui finaali lähme, siis teen ära ja ei, mul on varem ka tegelikult olnud, et ma veits olen siuke võib-olla teistsuguse välimusega ja teistsuguse olemisega, et ma ei karda katsetada, proovida ja erineda teistest. Kus siukest soengut saab üldse? Ma ise hakkasin ka üks kord mõtlema nagu selle peale, et tegema seda, et nagu ala, et Keila KK-s näiteks mõni ameeriklane ja tal on ka mingid patsid, mis sa näed, et see ilmselgelt vajab nagu mingit teistsugust lähenemist, professionaalsemat kätt, et kust neid üldse saab Eestis nagu teha? Ei, ikka leiab, selles mõttes sotsiaalmeedia kaudu on kõik võimalik, et neid on Eestis ka, kes punuvad siukseid ja ikka on võimalik ja ütleme kõik, kui sa tahad, siis ükskõik kellelt ameeriklased sa küsid, kes Eestis mängivad, siis eelmised ameeriklased, kes siin on olnud, need on juba kontakti edasi andnud. Et see klientuur läheb nagu edasi. See kõik taandub Richard Andersonile. No enam-vähem, et tema käis enda No siis see George Jackson. Kõik, kes siin käisid siis ja et need on nagu siis edasi andnud seda, et see on neil kuna neil on vaja seda, eks ju, et neid patse tehakse järgi, et... Aga seda siis nagu tavalises juuksuris ei saa? Sa ei lähe ju... Ei, kui ma lähen M-ruumi sellega, siis ma nagu puhke jalga. Ma arvan küll. Et sa võid Iversoni pilti näidata, aga ma arvan, et teevad mingid teised pipipatsid. Ja sina said ka siis mingi legionäri käest selle kontakti või kuidas sina... Enam-vähem jah, et me arutasime või ütleme, see oli paar aastat tagasi, siis kui Viimsis oli... üks ameeriklane, kellega ma olin olnud nagu Soomes samal ajal ja siis Devin Harris oli ja et nendega teda sa jälgigi praegu siis või? Kui sa praegu seeriad jälgid, ta peab 30 punkti mänge praegu. Ta vahepeal vist ehitas ühe aasta, et ta on nagu natuke, ma ei tea, mis ta nüüd teeb, aga hooaja algus, kui ma ta nägin, siis ma vaatasin, et ta on natuke järgi andnud või? Ei, aga ta nüüd, ma räägin, ta praegu on jube, nagu ta on vormis, ta pani Tartule, pani üle 30 üks mäng. Aga ta mängib ka, ta Tartus varem mänginud, jah? Ta on Tartus varem mänginud, jah. See boostib kindlasti, eriti play-off ajal. Kas ta on ka siuke põhimõtteline, et... Ei, ta on, jah, kõik need ameeriklased on tegelikult siuksed. Et neile nagu see annab siukse ekstra boosti, kui sa mängid eelmise satsi vastu. Aga ma arvan, see on kõikidel teistel mängid ka, et ma arvan, et see tuleb nagu niimoodi loomulikult. Ja teha see on tema juuksuris käid sina ka siis, jah? No selles sealt kaudu see läks liikvele ja et sealt kaudu leidsin ja siis kuna sai lubatud, siis meil oli tegelikult me harjutasime tegelikult, kui tulen korraks ja soen korda tagasi, kui selle nagu ütlesin, et jah, et finaali ajaks on see peas, et ärge muretsege ja siis meil oli laupäeval oli finaal ja siis kolmapäeval meil oli nagu viimane trenn öelda, aga kuna oli hooaja viimane trenn, siis ega seal liiga palju ei toimunud midagi, et meil päris trenn tegelikult enne finaali oli üldse ainult esmaspäeval. Ja kolmapäeval siis Janno proovis oma Coca-Colasid tagasi mängida ja siis ma mäletan mina ja Andre Loigu ja siis Reijo Põllu nurgas harjutasime seda Iversoni üleastumist. Et Reijo söötis mulle nurka, mina viskasin 3 sisse ja siis Loiks viskas pikali sinna. Ja siis ma astusin kogu aeg üle Loiksi seal nurgas, et me tegime seeriaid, mõlemast nurgast seeriaid. Aga seda ei filminud või? See oleks jälle suurepärane sotsmeediaklipp olnud. Me ei filminud jah, aga see oli mängus, kui ma oleks nurgast kotti pannud, meil oli teada juba, mis me teeme. Ma loodan, et kuskil jõusaalis üleval keegi inimene vaatas seda ja mõtlesin, mis seal toimub. Aga sa ütled, et finaalis oleks niimoodi olnud, et sa oleks nurgast pannud 3 kotti, siis Loigu oleks pingilt tulnud ja sealt pikali. Sest ma ütlesin Märdile ka, et kui me paar tehnilist võtame, et ära pane pahaks. Et ma ütlesin talle tegelikult juba enne seda poolfinaalseeriat Raega, et ma ilmselt võtan paar tehnilist sellepärast, et mul on mingisuguseid asju näidata. Nagu ma näen 4-1 praegu 3, aga ma esimene veerandaja ei olnud kohal, ma ütlesin teiseks veerandaks. Ja see oligi esimese poole lõpus täpselt. Seda ma nägin juba siis, aga siis ei olnud mingit. Ja, aga see oli vaata keskelt, see peab nurgast olema, see pidi nagu päris olema. Sellega pidi arvestama lihtsalt. Et ma ütlesin, et ära mind välja võtta, ära pahanda, et me ühe tehnilise vähemalt võtame, et kui tekib see hetk, et ainukene kord, kui ta vist ütles mulle, et ära tehnilist võtta, oli vist Raega 3. mäng või?
see on küll hea asi. Ta ütles mulle, kui ma mängu läksin, et kuuled, et ära nagu enne lollita, kui mäng on tehtud, et ärme palun tehnilisi võta. Finaalis oli suva, aga peaasi, et Rae vastu 3. mängus ei võta. Ma arvan, et Märdil oli finaalis nii suur pinge enne mängu vaata, et siis ta nagu, ma arvan, ta ei pannud tähelegi isegi, kui ma ütlesin talle, et kuule, et ta oli nagu, eks kõik olid nagu... Jah, see nagu meenutab kangesti mulle sellist meest nagu Mario Balotelli, et Jose Mourinho palub nagu, ära palun võtta seda teist kollast kaarti, siis 46. minutil tuleb teine kollane kaart ja punane. Et see on... Aga ei, no ma olin, ma vaatan ühele nurgast pannud ja siis käis peast läbi ka see, kui sa viskasid ühe nurgast. Ja võis olla küll hea, et ma nurgast pain ühe. Ei, no ma räägin, me olime täiesti valmis selleks, et Loiks oli terve mäng valmis, pikali viskame ja Reijo oli terve aeg valmis filmima seda. Et me mõtlesime, teeme, oligi jälle see, et teeme sotsmeedia poolel jälle midagi lahedat, vaata. Aga mis siukseid asju siis veel on, mis nagu on nagu juhtumata jäänud, mida oleksid tahtnud nagu hullult sotsmeediasse panna, nagu arvestades paljude sotsmeediasse jõudsite panna ja siis veel jäi nagu varusse ka asju? Ei, jäi kindlasti. Et ja siis seal oli erinevad hääletusi ja asju ka, et mida paneme ja mida ei pane, et vahepeal meie need pensionärid siis ütlesid, et ärme võib-olla pane, et seal minu arust Kajul käis keegi Raplas kohalikest keegi ukse taga juba, et tal oli seal hangude ja tõrvikutega ukse taga mingi õhtu peale trenni, et kutsuti välja, aga ei, ikka jäi, aga see on järgmiseks hooajaks midagi siis? No äkki. See on hea, et me kuidagi Soome juurest jõudsime siia kuidagi. Soome ameeriklastest ajursid üle astumisel esiliiga finaalis. Oi, see oli jõhker seeria praegu. Selleks ajal, kui need 2 minutit. Aga Soome kohta mul vist paar küsimust jäi ikkagi õhku. Üks küsimus oli see ka, et kuidas võrdleksid nagu, et milline on selline tüüpilise Soome korvpalluri nagu tüpaas versus Eesti korvpallur, kas seal on nagu mingi erisus või vahe? No... Tüüpiline Eesti korvpallurist on päris keeruline definitsioon, kui meil on mingid Henry Trellid ja ma ütleks, Trell ei ole tüüpiline. Ei mõtlengi, et meil on siis kes on tüüpiline, kui nagu, meil on see nagu skaala päris lai ju. Ma ütleks, et tüüpiline on siis selline, tööd rügav on ju, palju punkte ei viska, teeb musta tööd. Ma arvan, et mis nagu, ma ise mõtlesin praegu, et näiteks kui võtad Eesti liiga mingi keskmise mängija ja Soome liiga keskmise mängija koduse või nagu kodumängija või home player, siis see erinevus on see, et kui sa Soomes nagu päriselt satsi saad ja sa saad nagu korraliku tasu selle eest, siis ma ise arvan, ma ei ole Eestis selles olukorras olnud, aga ma ise arvan, et kui su palk on teine, siis sa võtad seda asja natuke teistsuguse suhtumisega ka, et sul on päriselt kohustus ja ega seal selles mõttes sind kutsutakse nagu tagatubadesse jutule ka, kui sa nii-öelda seda palka välja ei mängi, ei teeni, eks ju. Et Eestis ma pigem arvan, et on nagu natukene nii-öelda siis chillim olla võistkonnas tavaline nii-öelda rotatsioonimängija või see tavaline eestlane nii-öelda. Et Soomes see suhtumine on natuke professionaalsem, ma arvan. Ma ei ole Eestis nii palju kokku puutunud sellega, aga mis ma Soomes näen, siis mul oli endal ka algusest tükk tegemist sellega, et ma sain nagu nende tasemele. Et olla see nagu see keskmine või see tavaline Soome võistkonnas meestriliigas mängiv rotatsioonimängija. Kui siin mingi Eesti mängija advokaadiks kehastada, siis ilmselt on siin ka see point, et iga Eesti mängija on ikka jõhkralt arvel praegu ju. Et sa ei saagi mingi 15 minuti Eesti venda välja visata mingisuguse, selle pealt, et ta just kui sinu arust ei võta piisavalt tõsiselt seda. Et Soomes seda valikut on rohkem, on ju, et kui sa ei mängigi, siis tuleb järgmine ja nii ongi, et seal kindlasti neid noori või üldse inimesi on rohkem, mängijaid on rohkem, et lihtne matemaatika. Ma arvan, et nagu selle Soome perioodi ajal, just eriti selle Kauhajoogi ajal ja see hõbedane tiir seal, et siis sa nagu vist justkui nagu tekkisid Eesti korvpalli nagu vaatepilti jälle, mingid lood hakkasid tulema, korvpall 24 ja nii edasi, kas sa ise ka tunnetasid kuidagi seda, et nüüd on mind nagu rohkem hakatud tähele panema? Ma ei mäleta isegi, kus see nagu, kes mulle helistas toona. Keegi ühesõnaga võttis ühendust minuga ja siis see kuidagi, ma ei tea, 1 nädala välte siis kestis see. Ma mäletan, et kui ma läksin Soome, siis oli mingisugune uudis. Ma mäletan, ma olin Rakveres jõusaalis 2 sõbraga ja teeme seal oma harjutuse, mis iganes, ja siis raadiost tuli
räägiti mingi uudiseid ja siis spordiuudiste osas oli, et Kiuru-Toomas Vehmanen siirdub Soome meistri juurde kauhe karhud, eks ju. Ja siis mul sõbrad vaatasid ükskord otsa, ütles, et sinust räägitakse või, et mul sõbrad ka sellel hetkel nagu ei olnud nii kursis sellega. Sõbrad sõid ka raadios sinuga koos olles, raadios teada, et sa lähed Soome või? Enam vähem, et see nagu need 2 sihukest hetke, kui on olnud, kui ma kuskil meedias olen olnud või pildis, et mul nagu, ma pole ise ennast kunagi surunud peale ja mulle võib-olla selline tähelepanu ei paku nii palju mingit naudingut või rahulolu, pigem nagu sihukene, ma ei tea, tagasihoidlik tähelepanu või mis tuleb nagu kuidagi ümber nurga või sihukene, et laiem tähelepanu mul pole kunagi liiga palju pinget pakkunud, ütleme niimoodi. Kui sa esiliiga finaalis 1500 ja sa oleksid Aivarsoni üle aasta teinud, siis oleksid saanud tähelepanu. No see on jah, aga see ongi nagu siuke teistmoodi natukene, eks ju, et natukene nagu nurga tagant saada seda tähelepanu, et mitte, et ma läheks umbes, et löön, ma ei tea, teil siin samas ukse lahti, eks ju, ütlen, et kuulge, et filmige ja pildistage mind, eks ju. So we talking about practice, see pressikonverents on ka plaanis teil või? Pressikonverents ikka, vaatame, mis järgmine aasta toob. Oot, jääme nüüd Soome juurde. Et Soome periood iseenesest, seal olidki mingid klipid tulid, on ju 20 sanga ja nii edasi, et tundus, et olid nagu sisse elamas ja Eesti saab nagu võib-olla isegi nagu ühe sükse potentsiaalse nagu rotatsioonimehe või nagu sükse, kellega nagu saab nagu tulevikus ka rohkem arvestada, aga kuidas see nagu tagasi sellele perioodile vaatad, kas seal jäi nagu mingisugune järgmine tase ikkagi saavutamata või kuidas sa sellele nagu tagasi vaatad? No jaa, mul ütleme Kauhe teine hooaeg ja siis Bisonsi hooaeg. Ilmselt see Bisonsi hooaeg oli siukene, kus ma olin nagu, ma olin söötudes topis, eks ju, ma nagu olin tegelikult selle meeskonna nagu põhimängujuht tegelikult ja ma mängisin hästi. Ma ütlen vahele su numbrid, et keskmiselt 19 minutit ja 6 punni 3 söötu, nagu, mis on ikka väga, väga normaalsed numbrid Soome kõrgliigas. Ja meil oli veel 2 ameeriklast, kes olid nagu 1-2 peal, et ma tegelikult mängisin seal tubli hooaja ja ma räägin, et mu ülesanne pole kunagi olnud või ma pole kossu mänginud, sellepärast ma punkte viskaks hullult. Et pigem ma proovin teisi õnnelikuks teha. Aga ma ei tea, kas jäi nagu samm edasi tegemata. Mul oli peale seda Bisonsi hooaega agendiga probleeme. Ma vahetasin agenti. Võib-olla selle taha võib-olla jäi natuke, ma ei taha kedagi nagu, kuidas ma ütlen, näpuga näidata, et aga võib-olla selle taha jäi midagi, et mul oli sellel hetkel vale agent ja kuna minu jaoks see agendi teema oli ka uus sellel hetkel, siis ma võib-olla ei osanud õigesti reageerida, mulle võib-olla ei olnud nõu antud selle agendi koha pealt, et ma võib-olla magasin selle nagu magusa hetke võib-olla korraks maha või minu agent magas selle hetkel maha. Et siis see hetk, sa arvad, et see 22 suvi, kui sa olidki 22 aastane, sul oli korralik Soome kõrgliiga hooaeg all, ütleme keskmiselt 20 minutit, et see oleks olnud see sammu tegemise kohta. Ma arvan, et mul oleks võimalik kindlasti või oleks olnud võimalik kuskile nagu edasi veel minna ja neid on läinud Soomest. Ma tean, kes see sama hooaeg siis Aadu Kivimägi läks, Pertu Blomgren läks, et nagu Soome liiga on hinnas mujal ka ja ma arvan, et oleks olnud võimalik, mul on raske selles mõttes oletada, võin igast asju oletada, aga võib-olla see näitab ka, et ma vahetasin agendi ära ja siis mul järsku tekkis jälle võimalus mängida. Et tema nagu, kui ma uue agendi nii-öelda sain, siis tema ka imestas, et kuidas ma ikka ripakil olen. Aga mingeid jutte või klubisid mäletad, mis toona võisid läbi käia? Jõudis sinuni midagi? Kuidas ma ütlen, see oligi siukene, et agent nagu ei suhelnud minuga võib-olla piisavalt. Kas see oli sellepärast, et tal oli liiga palju teisi kliente? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et oli võib-olla äkki, ma natuke lõikasin ise ka näppu selle agendi valimisega. Sest oli halb agent? Ma ei taha kellelegi halvasti öelda, aga ei olnud võib-olla nii palju kogemust all, et see, kes mulle järgmisena tuli ja kes mul praegu on, mul on endiselt agendiga suhtleme ja teeme koostööd. Tema tutvused ja tema see ringkond on palju teistsugusem ja tema töö nii-öelda stiil või see on nagu täiesti teistsugune võrreldes sellega, et siis ma tegelikult päriselt sain aru, mida agent peab tegema. Et sellel hetkel ma võib-olla ei osanud nagu nõuda või aru saada sellest. Aga jah, tagantjärgi, mis ma ikka, ma ei tea,
halan või muretseks selle peast või mõtleks selle pealt, ega ma ei kahetse, nagu ma ütlesin, ma ei kahetse midagi. Kõik on läinud nii, nagu on läinud ja kõik asjad juhtuvad millegi pärast. No sa, ütleme, järgmine aasta mängisid, siis tegid pool aastat või no väga pikalt tegid TalTechiga trenni, siis said Tarvas 5 mängu Eesti meistriliigas ka kirja. Räägi natukene nagu sellest perioodist ka, et kui sa kõrvutad, sul minimaalne kogemus on Eesti liigast all, et kui sa kõrvutad seda siis Soomega. No eks see võib-olla siis ka juba see treeningkeskkonna mõttes ja nii. No jah, ütleme treenis osad käisid, osad ei käinud sellel hetkel. Rakveres või? No, kas see oli see viimane hooaeg Rakverelt? Ma isegi ei mäleta, kas nad peale seda tegid või teinud, aga siis oli see, kui neil oli mingi kas 3 või 4 mingisugust Jugo oli pundis ja no ühesõnaga ma läksin sinna ja siis ütleme trennid olid nagu olid ja ma mäletan, ma olin nii lühikest aega ja ainuke, mis mul meelde jäi, Essa mäng oli äkki Viimsiga või ja Viimsi oli ju sellel hooajal vaata hea ja see oligi sama, Harris mängis seal, mäletame mängu ajal arutasime erinevaid asju ja siis mäletan enne mängu, riietusruumis enne mängu ja siuke, ma ei teagi, nagu oleks maatustele tulnud, eks ju. Kõik vaiksed nokitsid oma ette midagi, keegi ei rääkinud, ma ei tea, muss ei käinud, mis iganes. Ja siis, kui see mängu eelne nii-öelda koosolek oli, et mul ei olnud veel, kuna ma enne mängu ei olnud veel jalgu teipinud kinni või hüpekat teipinud kinni ja siis vaatasin nagu otsa, siis treener ka enam-vähem hakkab Vaido Rego oli siis treener ja siis ma mäletan, kus ma ütlesin enne, kui ta jõudis midagi öelda, ma ütlesin, et kuulge, et kui siin ruumis on keegi, kes arvab, et me ei suuda seda mängu võita, et siis ma ei viitsi isegi hakata oma hüpekat kinni teipima, eks ju. Ja siis mäletan Vaido ka korraks nagu tõmbas lukku ära või kuidagi, täpselt siuke tunne, et umbes, et me lähme jälle peksa saama. Neil ei olnud ju see hooaeg kõige paremini läinud. Ja siis ma ei teagi, siis midagi rääkisin seal ja siis kuidagi läksime väljakule, mängisime hästi, me kaotsime selle vist, ma ise viskasin viimase sekundi viske mööda minu arust. Ja saite 3-ga peksa, sa panid 7 punni 3-1, viskad üldse 9-2. Aga mängisime hästi tegelikult ja 4 lauda 4 söötu. Et mängisime hästi ja nagu teine suhtumine oli kohe ja siis aga jah, ma Rakvere hooajast, ma ei oska kuidagi... Aga seal olid mingid tagajärjed siis ka, kui sa seda ütlesid? No jaa, siis meil oli, ma ei mäleta, mis päev see oli, aga siis ühesõnaga järgmises trennis Vaido tuli minu juurde, ütles, et kuuled, et siin ei saa päris niimoodi öelda, et mõni kutt võib-olla ei tule järgmine trenn enam kohale vaata, et me nagu, ta umbes ütles mulle, et rahu, et see nagu ei ole see koht. 3 päeva hiljem olite Riias, kaotsite 57-ga. Täpselt, siis käisime, just tahtsin öelda, me saime vist kas Veffilt äkki. Veffilt saite 104-47. Täpselt, et nagu see oli siuke... See oli ainus close mäng teil, järgmine oli Keila KK-ga, saite 17 ja 25-ga. Aga jah, ma mäletan, sellest oli jutuajamine ja aga kas oli selle pärast või mille pärast see oli, aga siis ma sain suht kiiresti aru, et niimoodi ma ei taha Kossu mängida. Ja miks ma üldse läksin Tarvasse või Rakveresse, oli see, et kuna oligi uus agent, siis leppisime kokku, et hoian vormis ennast, ta tegeleb ja siis suht kiiresti tuli pakkumine ja siis ma läksin Saksa. Räägi sellest Saksamaa perioodis ka, mis tasemel sa mängisid Saksamaa? Regionaali mängisime, need kes Pro B-s. Ehk siis madalamas, mitte esiliiga? Ei. Need, kes enam-vähem Pro B-s ei taha bussiga 6 tundi sõita, siis nii-öelda, ma ei tea, kodune versioon Pro B-s siis. Et nüüd see sats mängib Pro B-d ja minu arust hästi. Aga läksin Saksa, enam-vähem agent helistas, et kuuled või, et kas tahad minna, et 2 päeva pärast saad minna. Ja siis oligi Rakverega, me olime 5 mängu vist korralikult ketukad, sa mõtlesin kindlasti, et... ühe mängu mängist hästi, 4 olite korralikult ketukad saad. Okay. No jah, ühesõnaga. Ikka, peksa saime ikka. Ja siis ma ütlesin jah, et teeme ära, et mis seal ikka, et oligi pool hooaega oli juba läinud. Ja siis see treener helistas sealt, neil oli üks oli sakslane treener, üks oli Iisraeli treener. Ja siis see helistas mulle ja ütles, et nad tahavad nagu võita seda, et nad nagu saaksid sponsori taha, et siis võiks Pro B-d nagu mängida. Et nad saavad oma reisid ja asjad nagu sponsoril anda. Ja siis 2 päeva siis ma läksin Saksa. Olin Düsseldorfis pool hooaega siis ja mängisin seal. See oli ka äge hooaeg omamoodi.
see oli pooleldi reis ka, et mängisime reedel mängu ära, siis nädalavahetuseks olime kas Pariisis või Amsterdamis või Brüsselis või klubi andis auto, maksis kütuse kinni, tõmbasime ühe ameeriklasega, nagu elasime koos, me jagasime kööki ühesõnaga, meil oli hirmus suur külmkapp oli, aga sügavkülm, ma mäletan, oli paksult jääd täis. Ma ei tea, mis seal oli, aga ma kööki liiga palju ei kasutanud siis selle hooaja, ma mäletan, et kui ma nägin, et see ameeriklane keetis neid makarone õlis, siis ma rohkem sinna kööki ei läinud peal seda. Et ma mäletan, ma sattusin palju sul mehel õli läks muidu? No ma ei tea, ma räägin, et ma ise olin ka nagu vaatasin, mis asja, siis ma mäletan, ma helistasin veel emale peal seda, ütlesin, et kuuled, et kas makarone tehakse õlis, ma pole kunagi varem näinud, et mis meetod see on. Ja ema ka naeris, et ei tehta, et see on täitsa valesti. Aga ühesõnaga me jagasime, siis meil oli auto kahe pihta, et siis me reisime seal palju ringi ja oligi ei, see oli äge, tegelikult see oli nagu äge hooaeg selles mõttes, et seal käis ka nagu rahvassaalis. Meil oli finaalis 3,500 inimest oli vaatamas mängu, see oli nagu äge meelu, seal seisid püsti lippudega, seal oli see orkester nurgas, kes trummidega mängis ja värk ja mul mäletan ühte finaalmängu tuli pere vaatama ka, siis ütlesid ka, et nagu päris, et lahe ja aga siis ma tegin pool aega seal ja siis tulin tagasi ja siis ma mängisin seal ka hästi ja siis tuli Soome pakkumine. Üks Serbia treener küsisid, mis värk on ja siis läksin Soome. Siis tegime jälle Soomes päris hea hooaja. Et meid ju, ütleme, enne jõule räägiti, et me oleme nii-öelda esikoha pretendent, et me mängisime nii hästi ja meil oli nagu jälle hea punt koos. Ja siis meil jõuludeks räägiti seest juttu, siis meil hakkas vaikselt see, et kui me võitsime, ega me trenni väga palju ei teinud, et rohkem viskasime. Et treeneril jäi nagu järjest vähem sõnaõigust. Et mängijad võib-olla hakkasid ise natuke liiga palju ma ei tea, kas hakkasid ette kujutama endale asju. Aga ei, selles mõttes me mängisime hästi, meil võib-olla lõpus läks rotatsioon nii väiksed, me mängisime 7-8 meest, et kui sealt üks ära kukkus, siis 7 me saime veerandfinaalis, kaotasime 3-1 või, Essa mängu võitsime 25-ga, oli jälle täismaja, teise mängu kaotasime kas, kui ma peast ütlen äkki 1 punktiga või, 3. mängu kaotasime kodus 1 punktiga ja siis viimase mängu kaotasime äkki kas 2 või 3 punktiga. Et siis nagu see oli nagu selline šokk nii-öelda, et kuidas nüüd niimoodi, aga see oleks võinud minna vabalt emmale kummal poole need 1 punktiga kaotasid, et meil oli endal võimalus ja see 1 mängu nad võitsid nii-öelda viimase sekundi viskest ja et aga see oli ka äge hooaeg, siis meil oli lahe punt, et meil nagu hooaja algusest peale kõik ameeriklased klappisid, et muidu on see, et tulevad ühed ja sa saad aru, et kes minema saad või kes lennuki piletid on jõudeks saanud endale, eks ju. Et aga siis klappis algusest peale nagu ameeriklased ja kohalikud mängijad ka ja see oli äge hooaeg siis jälle ja. Aga kuidas see Paide nagu ots või pakkumine sind siis nagu üles leidis justkui? Kui sa olid nagu mingis mõttes nagu Soome juba ennast nagu sisse ehitanud? Ja oligi ja siis mul tegelikult Soome, ma mängisin Soome esiliigas ka, ma ei tea, kas 2 kuud või, niimoodi, et seal oli üks klubi, kes põhimõtteliselt siis sponsor tõstis käed üles, ütles, et sorry, et nad umbes enam ei toeta. Ja siis klubi otsis ruttu uue sponsori, panid seal Jalka klubiga kokku. Oulu basketball siis. 6 mängu said kirja vist. Ja siis ma mäletan, ma olin kodus ja siis helistasid, et kuuled, et neil on siuke teema, et nad nüüd ajavad uut satsi kokku hooaja lõpuks. Et 6 mängu on jäänud, et teevad uue satsi. Ja siis seal toodi 3 ameeriklast ja siis toodi meistriliigast 4 mängijat nagu sinna Oulusse kohale. Ja siis mängisime, nad olid nagu siis 8 väljas või 8 hulgast väljas või võib-olla nad olid isegi eelviimased, et nad ei tahtnud välja kukkuda ühesõnaga, tahtsid esiliigasse püsima jääda. Ja siis tõid meid kohale ja esimene trenn, ma mäletan, rääkisid, et kuulge, et esimene asi on see, et me ei kukuks liigast välja. Et see on nagu nii-öelda hooaja nagu see goal nii-öelda. Ja siis me vaatasime enam üksteisele otsa, mõtlesin, mis sats meil koos siin on, mis te nalja teete, et me viimaseks küll ei jää ja siis me ronisime 8. sealt veel. Me vist võitsime äkki, ma ei tea, kas me kõik mängud võib-olla 5 võitsime või, 1 äkki saime tuppa. Ja siis me olime play-offis ja selle põhihooaja viimane mäng ma kuidagi õnnetult tulin alla ja läks põlv tagurpidi. Et siis mina play-offis ei mänginud enam.
ja siis meil esimeses play-off mängus sai üks ameeriklane läks ristati side veel. Et meil nagu 2 mängijat kukkus ära ja siis me saime sealt SS ringist tuppa ja tulime koju ära. Ja siis oligi veits mõtlemiskoht, kui mul polnud kunagi midagi siukest juhtunud, nagu mul siis põlvega oli ja päris lihtsalt sul ei läinud? Ei, mul käis sääre ja reielu tegelikult rohkem, mõlemad olid puruni. See oli nagu sidemed jäid, ma ei tea kuidas ja füso ka ei osanud öelda kuidas, aga eks ma neid mingeid väikseid kummikarjud seal nii palju teinud, et ju see siis päästis mind, aga ravisin luud terveks ja siis oli mõtlemise koht, et kas ma tahan proovima hakata veel oma katkise põllega või ei. Ja siis tuli see Ballsi Raptorsi asi tegelikult üldse. Tuli suvi vahele. Siis oleme nagu eelmises kevades. Jah, see oligi peale seda, kui see Soomesse esiliiga hoeg läbi sai, kui tulin ja ravisin põlve. Siis tuli see ja siis ma sain aru trennides, et põlv kannab küll ja Ballsi Raptorsiga oli lahe 6 aega. Oli nagu äge vibe ja siis nad tegelikult juba rääkisid, et kuuled või, et suvel, et äkki tuleb Paidesse, et mis sa arvad, et paneme kinni ja lähme siis teeme meistriliigas tegusid. No siis ma ütlesin, et jah, et tehke pakkumine ja siis võime vaadata ja rääkida, et ma ei ütle nagu kellegi ei, aga siis nad midagi tegid ja siis ma ise vist natuke ütlesin, et jah, et hea nali ja mis iganes, siis agendiga rääkisime ka ja siis oligi nagu hooaeg oli hakanud juba ja kuna ma oma katkise põlvega oli enam vähem, siis keegi Soomest ei julgenud võtta ja siis Paide kutid ikkagi nagu käisid peale, et tavai, et ja siis ma tegin nendega trenni tegelikult 6 aega ja siis agendiga leppisime kokku, et tavai, et vaata, mis saab, et mängin seal ära, ma ütlesin seletasin neile ka selle olukorra ära, et nad tahavad nagu päriselt võita, et on hea sats ja tahavad tõusta, et tavai, et teeme ära ja siis ma sain Paidega kaubale ja siis ma läksin Paidesse. Ja siin me oleme. Siis ma arvan, et paslik on rääkida sellest meenest ka, mis sa meile tõid, mis ongi siis Paide saunarätik siis või? Aga siin juba mitu korda käis see läbi ka, et muuseas esimene saunarätik, mis meil on. Esimene, jah. Esimene asi, millega me kuivataksime ennast. Aga siis sulle seda projekti nagu kogu seda Paide värki müüdi ka sellisena, et esiliiga paneme kinni, siis liigume meistriliigasse tegusid tegema? No selle ma võin ka öelda, et tegelikult mul oli valida sellel hetkel, ma Paidele ütlesin, jah, mul oli valida tegelikult veel Iirimaa ja mul oli Saksamaa ja Kosovo ka. Vana ja Kosovo. No täpselt on, jah. Trepša või? Ma ei mäleta, mis oli, ühesõnaga oli tegelikult need ka ja siis lõpuks ma valisin Iirimaa ja Paide vahel ja ma ei tea, kas ma olin ise lihtsalt kodus mugavaks muutunud või mis oli, aga mõtlesin, et ei tahaks nagu ära minna, et nüüd on oldud juba ära, mul oli suvi pikaks veninud, sõpradega oli juba nagu jälle nii-öelda mingi rutiin oli sõpradega tekkinud, mis iganes endal trenni rutiinid, käimised, asjad. Ja siis oligi, Paide tegelikult tuligi, et päriselt paneme kotti selle esiliiga ja siis et läheme meistriliigasse. Et enam-vähem, ma ei tea, kas nad mind sellega nüüd ära nagu moosisid otsas, et ma lihtsalt ise olin ka, et tavai, et võidame, et kui teil on mind vaja võiduks, siis teeme ära. Aga kui sa täna peaksid ütlema, kas Paide mängib järgmine aasta meistriliigas, siis mis sa ütleksid? Ma ei tea, ma arvan, et kõige suurem probleem on neil mängijatega. Et kui paljud on nõus, nii nagu see teema on praegu üle olnud, kui paljud on nõus minema meistriliigasse mängima. Ma arvan, et kõik võivad ausalt öelda, et neid liiga palju ei ole, neid mängijaid. Et võib-olla 2, 3, 4 tükki saaks, aga ma arvan, et see on kõige suurem probleem neil. Et see tähelepanu ja see, mis nad tegid ja kuidas nad tegid, ma arvan, et sellega meelitaks sponsoreid kohale, sponsoreid juurde, aga et kellel seda nagu raha pakud siis, et kes mängijatest tahab minna. Ja et lõpuks, et kui sa võtad päriselt sellelt mängijalt ära selle, mis ta nagu igapäevaselt teeb, eks ju, töö, vaba ja kõik muud asjad, et palju see siis nagu maksma läheb. Et aga ma ei oska, ma räägin, minul ei ole rohkem nagu midagi räägitud sellest ja ma arvan, et endiselt osad taastuvad veel sellest, et see, ma ütlen ausalt, ega see oli kõigile pingelangus, et ega meie jebisime teisi, kõik jebisid meid, on ju.
ma räägin, et ma ise ei ole hirmus suur, ma ei tea, podcastide või mingite asjade kuula või ma ei loe kuskil portaalides midagi. Et kui trenni tulid, siis ma ikka midagi kuulsin, mis oli jälle räägitud ja keda oli maha tehtud ja kuidas meil pole kogemust ja noh, ma ise mõtlesin, mul midagi muud peale kogemuse polegi pakkuda Paidele, eks ju, et ma punkte ei viska ja kaitses ka võib-olla kogu aeg ei mängi, aga et nagu peale kogemuse mul ei olegi midagi pakkuda Paidele, et see oli nagu et ma arvan, kõigil oli pingelangus, et ma arvan, praegu nad ka puhkavad ja ilusad ilmad on olnud ja ma arvan, et siuke väike hingetõmme kulub kõigil ära. Ja otsitakse kajupanka taga, jah? Kajupank, ja ma ei tea, ma räägin, ma võin tal proovida veel pärast helistada, aga ta ei ole mul siiamaani vastanud. Kuule, igaks juhuks siia kõige lõppu teeme sellega ära, et ilmselt on kuulajatel nagu tekkinud küsimused, mis sul see taust on? Kust tuleb see Soome nimi, kust tuleb see Soome seos kõik? Räägi lihtsalt igaks juhuks see ka ära, kes ei tea. Isa on soomlane, ema on eestlane, lapsed kõik oleme siis topeltkodakondsused, et on mõlemad passid ja ka muidu sugulased on kõik Soome poole peal ja et me oleme nagu ainukesed, kes siis Eesti poole peal on ja aga muidu üles kasvanud ma olen Eestis lihtsalt palju aega veetnud ka Soome poole peal lapsepõlves ja selle kaudu nagu korvpalliteega loonud endale. Ja Poro hüüdnimi on ainult Paide satsi sees või sa oled igapäevaselt kõigi jaoks Poro? Ei, see Poro tegelikult hakkas ka sealt Paulsi Raptorsist, et see oli siuke jälle siuke reklaamikas või nagu sotsmeediasse sobis hästi ja ma ise ei häbene seda ja milleks peaks häbenema või see oli siuke, ega mul oli päris hea tunne, kui 3 sisse maid ja terve saal, eks ju, tegi põdrasarvi, siis mulle meeldis see ja et see tuli ja tekkis Paulsist või Paulsi Raptorsist ja Paidesse kaasa tuli, et see on nagu äge. Lõpetuseks veel paar küsimust ka siin, et kus tahad järgmine aasta mängida? Ma ei tea. Nagu ideaalis, kui sa saaksid ise endale praegu, ütleme ära Lakersit või midagi sellist võtta ja võtta nagu realistlik. Kuulavad kõik klubid, kes tegelikult võiks ka mõelda sellele, et kui nad tahavad piletid müüa, on ju? Mulle meeldib mängida seal, kus ma tunnen, et minust nii-öelda peetakse lugu, kus mind päriselt vajatakse, kus ma saan anda klubile, klubi inimestele seda, mida nemad tahavad ja nemad saavad pakkuda nii-öelda head olu või head olemist mulle ka. Et ma vägisi ei ole kunagi ennast kuhugi surunud ja ma olen nagu, ma arvan, suht hea kohane, et ma uuteks väljakutseteks olen alati valmis ja kellelegi ei ütle. Ja viimane küsimus, et kes sina kui esiliiga meister, siis mis sa arvad, kes tuleb tänavu Eesti meistriks? No ma arvan, et teine Poro Severi ikkagi tassib jälle ära, et Severiga oled vestelnud ikka? No ikka, me oleme üle tee naabrid, nii. Me ikka, et ma arvan, et tassib ära jälle, et vahet pole, mis teised teevad, nii. Kumb sinu jaoks praegu olulisem on, kas Estikate play-offid või Soome hokiliiga finaalseeria? Ikka Soome värk nagu? Ei, no ikka, ma ütlen, ma praegu Soomes ka finaalid, siis ma vaatan seda finaalseeria. Soome Kossu või? Soome Kossu vaatan, ja no hoki ikka, jah, samas mulle meeldib hoki, aga ma lihtsalt ei ole Eesti Kossu liiga palju silma peal hoidnud, et ma olen kuulnud tulemusi ja näinud highlights, aga telekaärde pole veel jõudnud mahistada. Kuule, aga aitäh sulle, Juur, väga põnev saade, ma arvan, kuuled on ka rahul. Ise ka. Ise ka, jah. Aitäh sulle ja edu järgmiseks soojaks. Aitäh. Rünnaku lõpuni on 10 sekundit, see on meie võimalus nüüd, me oleme seda mängu korra juhtuni. Saadet toetab EpicBet, sinu lemmik kihlveokontor. Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? 5. veerandajal tabab märki iga öeldud sõna.